ennast tutvustades võid sa rääkida igast asju, mis laseme, ütleme nii, et laseme nagu käigu pealt ja vaatame, mis tuleb, et ongi kõige lihtsam nagu, et tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja see saade, mida te kuulate, on Pop, absoluutselt kulturistid. Kus oli üks normaalsemaid avahetki, mis meil on olnud üle pika aja ju. Ma ei ole suga nõus. Ma arvasin, et ma ütlen midagi hästi vaimukat, aga siis see kukkus läbi. Aga tead mis, Ivo, see, kui meil ajud välja ei vea, või noh, mul, olgem ausad, et sellest pole ju midagi hullu, sest et meil on alati varnast võtta väga andekad, väga asjalikud ja giftid inimesed, kes on aeg-ajalt nõus meile külla tulema. Ja täna on meil külas härra Jan Pillav. Kes on Jan Pillav? Las ma ütlen teile, kes ta on. Esiteks, Jan on mees, kelle käsi on selline, et kui ta peaks selle kunagi amputeerima ja ära andma kellelegi, siis ma tõstaksin esimesena käe ja ütleks, et andke mulle, sest et Janni käe peal ma juba praegu siin, kui ta istub meie vastas, ma näen, et tal on Super Mariost tuntud täheke seal, tal on Super Mariost tuntud seeneke käe peal, tal on võib-olla kõige olulisema elemendina Grim Fandango peakangelane oma valge kolba ja sinise ülikonnaga, tal on Zelda südamed käe peal, ühesõnaga, ja Nintendo NES pult on tal samuti seal kuskil küünarnuki kõrval või seal käe õndlas või kuidas selle koha nimi ongi. Et no sellise vennaga ei saa lihtsalt alt minna ja mul läks elus nii hästi, et ma isegi elasin temaga koos Viljandis sel ajal, kui me mõlemad käisime Kultuuriakadeemias. Miks Jan täna meiega on? Noh, see käsi räägib enda eest. Jan teab väga palju videomängudest. Ja Jan armastab videomänge võib-olla palavamaltki kui meie sinuga, Ivo, kahe peale kokku, kuigi seda võib olla raske uskuda, aga no ma kardan, et see on tõsi, sest et mina olen aastaid mõelnud Megamani tätoveeringust ja siiamaani pole suutnud seda ära teha. Janil saab varsti käe peal ruum otsa ja peab edasi liikuma ülejäänud kehale. Tere, Jan! Tervist! Ma pean kohe ära mainima, et ma olen käinud sõprade Puhata ja mängida podcastis ja ise sai omal ajal tehtud kunagi Kangelane minu sees podcasti, aga nii head sissejuhatust ei ole nagu mitte üheski podcastis vist olnud, kui Jim praegu tegi. Et kui käsi maha raiuda, siis see, ütleme, et annaks jälle Metal Geari plotile, annaks ka nagu mingi oma nagu nii-öelda väljendi, et maha raiutud käsi. Aga ühesõnaga ei. Seda Metal Geari tausta veel avama, sest et kuulaja ei tea, mis värk meil sellega on. Me jõuame sinna, aga igal juhul väga äge on siin olla, olen teie podcasti kuulanud juba, mitte kõiki 100%, mitte kõiki episoode, aga mingid episoodid on ära kuulatud ja väga äge ja aitäh kutsumast ja väga tore on siin olla, et ma usun, et tuleb väga mõnus õhtupoolik ja mõnus jutuajamine. Las ma arvan, sa oled meie neid osasid kuulanud, kus me arvutimängudest, videomängudest räägime. Mitte ainult. Ma tegelikult alguses hakkasin kuulama täiesti esimesest episoodist peale kõike, aga kuna see podcasti kuulamine on minu jaoks pigem selline tööle sõitmine või töölt koju sõitmine, siis ma kõike lihtsalt ei ole veel jõudnud. No nagu peaaegu kõigil inimestel ma kujutan ette, see on alati teel kuskile või uinudes inimesed tavaliselt leiavad selle hetke, et süveneda ja jalutades väljas koeraga või tehes mingeid argitoiminguid. Aga kui sa tööle sõidad, kuhu sa sõidad või mis sa teed? Väga hea küsimus. Ma olen hetkel sellises firmas nagu GameLab. Ma olen seal ostujuhina tööl ja minu ülesanne on siis videomängude hulgiost ja hulgimüük. Ehk siis ma olengi nagu ostujuht ja minu artikliks, mida ma müün ja ostan ja vahetan, on videomängud, sest siis on nagu hobi seotud ka tööga mingis mõttes. Okei, siis sa oled ideaalne mees meil praegu siin stuudios. Jah, ma nüüd mängisin just nagu ma ei oleks teadnud, kus Jan töötab. Umbes nagu see oleks olnud juhuslik praegu nii hea kokkusattumus, et lisaks sellele, et ta armastab videomänge, ta ka töötab selles valdkonnas, näed, kui head ta meile saatesse tuli. Sattus saatesse kogemata nagu. Eksis aadressiga, mõtles, et tuli oma koju ja siis astus tegelikult Ivo koju sisse juhtumisi ja me just olime salvestamas. Aga ajas veel tagasi rännates, Jan, ma pean meenutama seda aega, kui me sinuga tutvusime Viljandis, siis sa olid üle pika aja üks haruldasi 20+ inimesi, kes veel endiselt avalikult julges tunnistada, et ta on mängur ja ma ei mõtle seda kasiino mõttes, vaid ma mõtle seda videomängude mõttes. Ja ma mäletan seda ühte õhtut, kus ma ei ole eriline nagu suhtleja tegelikult võõrastega, aga ma mäletan, et sa ise olid nagu nii avatud ja sõbralik, et üks õhtu, kui sina igavlesid oma toas ja mina igavlesin oma toas, siis lihtsalt tulid, koputasid mu uksele ja ütlesid, et kuule, ma olen nii igav, et viitsid minuga hängida, et ma siin mängin just oma Nintendo DS-i ja siis istusid mu kõrvale maha ja siis näitasid, et mis mängud sul DS
ees siis on ja nii edasi ja siis sealt edasi juba õhtuti ma ka liitusin sinu seltskonnaga sinu taas, kui mängiti Wii peal golfi või mis iganes ja ma laenasin sulle oma konsoole ja ühesõnaga, et sealt see asi läks nagu käima ja ma olin täiesti hämmastunud, et vau, et siin on üks inimene, kes on nagu loud and proud oma mänguarmastuses, et ma ise olen, kusjuures ma siiamaani natuke nagu häbenen seda, kui ma olen nagu täiskasvanute seltskonnas, et siis mul on niisugune tunne sageli, et minust ei saadaks aru, kui ma hakkaks rääkima videomängudest, et sinu puhul noh, seda häda pole mul eales tekkinud ja see on ülitore. Et nüüd, kus sa töötad selles valdkonnas, on ju, sa oled ühendanud, nagu sa ütlesid, oma hobi, oma kire, oma professionaalse eluga, siis igatpidi sa ju hoiad kätt pulsil, et sa, või näppu pulsil, kuidas seda öeldakse, hoiad südame monitori pulsil et sa tead ilmselt, või noh, sul on nagu kohustus teada, et mis toimub videomängutööstuses praegu ja mis seal toimub võib-olla homme ja ülehomme, sa pead seda nagu ette nägema natuke. Nii et kui sa praegu vaatad seda praegust konsooli põlvkonda ja üldse seda praegust mängijate põlvkonda, mida sa näed seal nagu, mis on seal näiteks muutunud viimase, ütleme, 10 aasta jooksul? Kas sa näed, et videomängud on saanud rohkem nagu mainstreamiks või see on ainult illusioon? Sa esitasid mulle praegu nagu nii palju küsimusi korraga. Mitte isegi tegelikult küsimusi oli üks, aga kui ma lähen korra tagasi ajas, et tõesti jah, Viljandi Kultuuriakadeemias me elasime koos samas korteris, seal elas veel inimesi, sest et see oli siuke kommuuni aeg, nagu ülikoolis ikka inimesed elavad koos ja siis ma mäletan, et kui sa, Jim, kolisid meie korterisse sisse, siis avatud olemine on üks asi, aga ma mäletan, et mingil hetkel ma kuidagi sattusin su tuppa ja siis ma nägin seina peal sellist konsoolide ajafreimi või ajatabelit, kus olid erinevad konsoolid. PC-Gamerist kunagi, see oli siuke meeletu graafik sellest, et kuidas üks videomäng viis teise videomänguni, et kuidas üks videomäng inspireeris järgmise tegemist ja siis see on siuke meeletu suur plakat põhimõtteliselt, kus on lihtsalt nagu tihedalt, paksult aastaarvude ja kuupäevadega on välja toodud erinevad konsoolide reliisid. Mul on see alles veel. Ja siis oligi esimene küsimus oli, et et sul on siuke plakat, et kas sa tead üht-teist videomängudest ja siis tuli välja, et mitte üht-teist, vaid sa tead nagu päris palju videomängudest ja siis nagu, okei, see tähendab, et me oleme sõbrad ja kõik. Mis veel parem küsimus, kui palju sa sellest plakatist tänapäeval peast tead, sest kui see sul kogu aeg seinal oli, eks ju, kuupäevi võiks ju teada, et millal tuli välja teine Zelda mäng. Tegelikult see plakat oli mul seinal lihtsalt nagu selline ämbliku võrk, vaata, et ma püüdsingi selliseid Janni-suguseid endale sinna tuppa kinni, sest et mul oli vaja sõpru, kes armastaksid videomänge. See ei tähenda, et ma ise neist midagi üldse lugu peaks või et mul oleks aega neid mängida, nagu ma ütlesin, see PlayStation 2, mis mul oli, selle peal ma seda Final Fantasy 10 mängisingi ainult 8 aastat. Ei no, kui palju teadlasi, eks ju, teab Mendelejevi tabelit peast, et see ei olegi tähtis, aga lihtsalt naljakas oli see, et see oli üks nagu selline videopunkt, et mis aitas, võt sul on mul on kruusi peal praegu see Mendelejevi tabel, ma Ivo on spikker just kusjuures, et alati peab olema igaks juhuks, kui keegi küsib, et Ivo, sa oled teadust õppinud, mis on Mendelejevi tabel, loe ette, siis on kruusil kirjas. Aga igal juhul naljakas oli see, et see kuidagi, ütleme, et videomängud kui kultuur oli meile selline ühine pidepunkt, millelt sai hakata edasi liikuma nagu. Ja nüüd siis tänaseks ma olen siin podcastis juttu rääkimas. Aga vastates su teisele küsimusele, et mis on muutunud, see on päris keeruline küsimus, sest muutunud on väga-väga palju. Sellest ajast, kui me mängisime aastal 2008, ütlen praegu võib-olla isegi 2007, mis iganes, mängisime Metal Geari ja Nintendo Wii'ga, me oleme videomängumaastikul meeletult edasi muutunud. Seda nii mängude kontseptsiooni kui mängude sisu poolest ning samuti ka konsoolide riistvara poolest, et tänaseks päevaks võib vabalt öelda, et videomängu konsool ei ole enam lihtsalt nagu selline masin, kuhu sa paned kas plaadi või kasseti või mingi infokandja sisse ja mängid videomängu, vaid ta on tegelikult sul multimeediakeskus juba. Kui sa oskad ja kui sa viitsid süveneda ja viitsid sinna rohkem nagu natukene aega ja uurimist panustada, siis sa saad aru, et oma PlayStationi või Xboxiga on sul ühtlasi kodus DVD mängija, kui on uuem Xbox või PlayStation, on ka Blu-ray mängija, on mingisugune masin, millega striimida Netflixi, Hulut, striimida
läbi wireless interneti oma arvutist näiteks mingisugust meediat, et videomängukonsool ei ole enam tänapäeval lihtsalt nagu mängumasin, vaid ta võibki olla sul selline üleüldine meediamängija, mis on ühendatud telekaga ja sa saad sellega kõik oma igapäevased meediavajadused saad nii-öelda rahuldatud. aga praegu vaadates seda, kuidas Nintendo on hullult vaeva näinud, et Switchiga kuidagi edukalt välja tulla ja vaadates ka seda, kuidas PlayStation ja Xbox üritavad püsida ajaga kaasas, on ju, et püsivad, katsuvad pidevalt kuidagi nagu täieneda ja muutuda ja astuda nagu ühte sammu sellega, mida inimesed ootavad oma selliselt kodu meelelahutuskeskuselt. Et see on jube keeruline, see läheb ajaga aina keerulisemaks, sest et just nimelt see aeg, mida sa mainisid, kus konsool oli lihtsalt mängude mängimiseks, see aeg on läbi, on ju, ja samas me näeme, et telerid muutuvad aina nutikamateks, telefonid muutuvad aina võimsamateks, on ju, et need nutitelefonid, mida me täna kasutame, need on, ma ei tea, 1000 kordi võimsamad kui arvuti, millega saadeti esimene mehitatud kosmoselaev Kuule, on ju, et see on päris pöörane areng ja selle valguses paistab ju tegelikult, et konsoolid on nii-öelda väljasurev liik, et tegelikult mäng ise ju on ainult tarkvara, nii et milleks sul on vaja seda karpi koju osta, kui lõpuks su teler või telefon suudab seda kõike jooksutada. Lõppkokkuvõttes ju loeb ainult see sisu, ehk siis see mäng ise, mitte see karp, mille sees see mäng ennast jooksutab või kuidas sa arvad? Arvutite koha pealt on väga huvitav. Jälle sa tõid nagu väga huvitava punkti, mis juhib edasi sinna kohta, et oli ütlus, kunagi kasutati sedasama arvuti võimsust ja arvuti nagu pädevust selleks, et lennutada inimene Kuule ja nüüd siis sedasama täpselt sellesama nagu võimsuse peal mingid lapsed lennutavad linde sigade pihta. Et see näitab, kuhu kohta me oleme jõudnud, nagu mis see areng on olnud. See ei kõla nagu areng. Aga arengut on ka mitut moodi muidugi, ega linnud peavad ju ka kuidagi sigade poole lendama ja kui me ei taha seda nagu päris elus teha, sest see oleks natuke võigas ja groteskne, siis me peame seda kuidagi virtuaalselt tegema ja seda võimsust on ju vaja kuidagi luua. Aga lihtsalt see on nagu näitena, et see oli jälle nagu üks osa vastus ühes osas su küsimusele, et kuhu me oleme jõudnud välja, et see, mis oli tollel ajal ja see, mis on praegu, et need kontseptsioonid, et kui tollel ajal oli sul toatäis arvuteid, et juhtida mingisugust operatsiooni, kuidas inimene lendab kosmoses, siis see sama võimsus on praegu meil kõigil taskus. Enamustel meist on taskus see võimsus ja me saame sellega lihtsalt veeta aega lennutades linde. Aga kuidas teises osas vastates su küsimusele, mina ütleks niimoodi, et telekaga ma ei oska võrrelda. Androidi telekad on väga võimsad tänapäeval, aga nad ei ole spetsialiseerunud mängudele, nad on spetsialiseerunud üleüldisele, ütleme, meediakasutusele, et sa saad telekast kasutada YouTube'i rakendust, kasutada Spotify rakendust, kasutada Netflixi rakendust ja sa saad ka mängida mänge. Eriti kui sul on ostetud eraldi kontroller, sul on telekaga võimalik ka mingeid mänge mängida, aga mina ütleks nagu sellise lause, et kui üks asi kõlbab kõigeks, siis ta ei kõlba mitte millekski. Need kõik asjad toimivad, aga nad toimivad mingil teatud levelil, mis ei ole nagu see suurepärane super performance level. Konsoolide ja arvutite sõjas fakt on see, et arvutid on konsoolidest oma võimsuse ja graafilise pädevuse poolest üle ja nad jäävad olema elu lõpuni, sest et see areng, eks ju, sa ostad konsoolil on teatud parameetrid ja need jäävad sulle 5 kuni midagi pluss aastaks, eks ju, oleneb, mis on konsooli eluiga ja midagi sa seal ise muuta ei saa. Mängutegijad võivad kasutada seda paremini ära, seda konsooli võimekust, aga su riistvara on täpselt see, mis ta on, kui sa võtad ta karbist välja. Arvutitega on sul see eelis, et sul on kogu aeg võimalik oma arvuti riistvaralist võimsust tõsta. Sa saad alati lisada uusi komponente, alati lükata seda nii-öelda kõrgemat levelit veel kõrgemale, veel parem graafika, veel parem frame rate, veel paremad võimalused mängida mingeid mänge. Et selles suhtes konsoolid jäävad alla.
aga mida mina olen omal kogemusel saanud nüüd aruaastatega, kui sa tahad mängida konsooliga, sul ei pea olema teadmisi, sa võid olla väga hea mängur, sa võid olla mingis mängus väga kõrgel tasemel, osata seda mängu, teada seda mängu mehaanikat, olla tugev selles, aga sul ei ole vaja ei riistvaralisi ega tarkvaralisi oskusi. Arvutiga seevastu, sa võid osta endale kõige parema geari, sa võid osta kõige paremad komponendid, jupid, aga kui sa ei oska neid kokku panna ja sa ei oska neid seadistada, siis sellest ei ole mitte mingit kasu. Sa ei saa seda võimsust kätte arvutist, mis sul oleks vaja saada. Pluss arvuti komponendid siiski, võtame videokaardid, võtame tehnoloogilised kõrglahutusega monitorid, need maksavad sul tänapäeval ikkagi rohkem kui mitu konsooli kokku, paraku, kui sa tahad saada kõige viimast tehnikasõna endale koju. Selle võimsusega on muidugi ka see teema, et konsoolidega peabki arvestama sellega, et ju firma peab nad välja töötama, see võtab meeletult aega, et komplekteerida kogu see riistvara kokku, otsustada, milliseid komponente me nüüd kasutame, need komponendid peavad selleks hetkeks juba arengus väga kaugel valmis olema, ütleme, mis graafikakiibid sinna lähevad, mis protsessorid ja selleks hetkeks, kui see nii-öelda konsool välja tuleb, on ta juba mõnes mõttes, ütleme, sellest arvuti riistvaraga võrreldes juba iganenud ja see ainult kogu selle konsooli elu ja vältel siis nagu see vahe nagu suureneb, sest sul on juba päris suur raha arendusse pandud ja nüüd sa ei saa seda enam tagasi, kui sa pead iga poole aasta tagant uue konsooli välja võtma. Ja võib-olla see nagu lähebki tagasi selle Jimmy küsimuse juurde, et kui kauaks meil üldse neid konsoole enam on, sest kui me oleme juba harjunud näiteks, et meie nutitelefon juba peaaegu uuenebki iga poole aasta tagant, iga aasta tagant või iga 2 aasta tagant kindlasti ja need muutuvad järjest võimsamaks ja tegelikult inimesed on võib-olla ka ülekoormatud igasuguste seadmete pärast, mida nad peavad ostma, et sul peab olema tahvelarvuti ja nutitelefon ja mingisugune mängukonsool ja võib-olla veel mingi arvuti ja kodus on veel mingi 4 arvutit, sa oled nagu ümbritsetud igast nendest seadmetest, inimesed võib-olla tahaksid seda lihtsustada, et nagu sa võib-olla varsti ei suuda enam inimestele neid lisaelektroonikaseadmeid maha müüa ja me peaksime kuidagi arvestama sellega, et see mängimise nagu see mobiilivõidukäik mängumaastikul on kuidagi tulnud, et jääda ja me peame nagu kuidagi rohkem selle süsteemiga nüüd arvestama, et me teame ju, ütleme omast kogemusest kõik, et mobiili peal ei ole väga mugav enamus mänge mängida, et see puutetundlikkus nagu võimaldab ainult väga lihtsaid selliseid mänge, mis vahel nagu ei ole võib-olla need kõige põnevamad, aga võib-olla see on nagu selline paratamatu asi, et kuhu raha alla panna, et mille arendamisega tegeleda, et me tegelikult jõuame ikkagi välja sinna, et inimesel on nüüd see üks nutiseade kõikide teiste üle ja see ongi see nutitelefon. Tegelikult siin oli jälle, siin on väga huvitav, siin on 2 küsimust koos. Esimene vastus võib-olla, ütleme sellele mobiilsele mängundusele oleks siis see, et mobiili peal mingeid teatud mänge, ütleme Mario Runner, mis tuli nüüd välja, on vist Mario Runner, ma loodan Super Mario Run. Super Mario Run, näed, juba eksisin, vabandust. Pole hullu. Aga see on nagu absoluutselt mobiilile kohandatud, touchscreeni jaoks kohandatud mäng, mis on väga-väga kergesti juhitav, väga kaasahaarav ja igati, supermäng mobiilidele. Nüüd need mängud, mis ei ole võib-olla mobiilide jaoks otseselt seadistatud või otseselt mõeldud, siis ma olen nõus, et nad ei ole mobiilide peal kõige mängituvamad, sest et touchscreeni, ütleme, et Megamanist tuli nüüd mingisugune Androidi ja iOS-i versioon välja, nime kahjuks ei mäleta, aga ma ei kujuta ette, kes mängib Megamani niimoodi, et tal on nupud seal touchscreeni peal, et sul ei ole ju feedbacki. Ma just tõmbasin endale 3DS-ile, ostsin Megaman Legacy Collectioni, kus on kõik Megamani need 8-bitised versioonid olemas, koos erinevate arhiivimaterjalidega, sa saad seal vaadata neid vanu Jaapanis välja antud kassette, umbes nagu keerutada neid. Ühesõnaga, Megaman on ju kurikuulsalt raske mäng. See on nii raske mäng, et ma hakkasin Megaman 1 mängima jälle ja mõtlesin nagu, et kuidas keegi üldse tänapäeva mänguritest nagu siit esimesest, unusta ära see esimene level, kõik noored, kellel on ADD nagu asjast saab üle hüpatud, see on nagu, et see on siuke mäng, kus saad nagu kohe surma, sa võid seista paigal ja juba saad surma nagu kohe alguses, et Megamani nutitelefoni ekraanil mängida ma ei kujuta ette. Ja siin on tulnud välja erinevad aksessuaarid ja tootjad omapoolse vastulöögiga. Nutitelefonidele saab tänapäeval osta sellised puldisarnased, kuidas neid siis kutsuda,
ühed on puldiliidesed, teised on lausa sellised puldisarnased Raamid. ehitised, kuhu sa saad nagu telefoni sisse nii-öelda lükata ja siis kasutada päris neid puldi füüsilisi nuppe, millel on füüsiline nupu feedback ja mängida siis neid mänge selle liidesega või selle nagu aksessuaariga. kusjuures ma natuke aega tagasi ostsin endale ühe sellise 8-bit too nii-öelda näeb välja täpselt nagu Nintendo, Super Nintendo või tähendab selle mitte Super Nintendo, vaid lihtsalt Nintendo Tavalise- NES-i pult, ainult et tal on nuppe natuke rohkem. Tal on lisatud Turbonupud või? Y ja X nupud Nii-öelda shoulder buttonid või? ja shoulder buttonid ka, ja et tal on nagu natuke neid nuppe rohkem ja ta Bluetoothiga ühendub ilusasti minu telefoniga ära, aga neid mänge, mis seda toetaks, isegi mingid siuksed, millel on nagu ekraanil need nupud nagu tulevadki ekraani peale, sa peaksid seda justkui kuidagi niimoodi mängima, et isegi nende puhul kõik ei toeta seda ja suuresti nagu mina aru saan, on viga selles, et ma valisin iOS operatsioonisüsteemi, mitte Androidi, et Androidi puhul need toimivad nagu kuidagi paremini. Aga siin on jällegi see, et sinul on nagu eraldiseisev pult, eks ju, sul on see praegu käes, mul on hea seda näha, aga on veel sellised liidesed, kuhu su telefon nii-öelda klammerdub külge, et sul tekibki siuke handheld konsool, mis siis on, konsool on tegelikult, telefon on sinu ekraan ja aju ja siis see ülejäänud osa on see nupundus siis. Et see teeb kõik need Megamanid, Mario mängud, igasugused emulaatorid teeb mängitavaks, sest ma olen nõus absoluutselt touchscreenil mingisuguste mängude mängimine, sul ei ole ju nupu feedbacki, sa ei tea, kas sa tabasid õigesse kohta, ei tabanud, see täpsus on täiesti siit maailmast väljas, sa ei suuda nagu olla nii täpne selle touchscreeni D-padi peal, see ei ole võimalik kahjuks, et on tooted, mis teevad selle lihtsamaks, aga loomulikult kõik maksab raha, kui sa tahad mugavust, sa pead selle eest maksma. Aga kui populaarsed need sellised seadmed on, selles suhtes, et kui me räägime, et mobiilne mängimine tegelikult on ju väga populaarne, ütleme laiemas perspektiivis, et isegi kui me mõtleme, et jaa, päris mängurid ikka mängivad, eks ole, konsooli peal või veel pärisemad mängurimad mängivad arvuti peal, et siis on ju nagu tegelikkus on see, et enamus inimesed mängivad ikka telefoni peal, need samad päris mängurid mängivad samuti telefoni peal, et kui populaarne see üldse on, et inimesed ostavad neid igast aksessuaare ja kas me siin saamegi rääkida sellest, et nagu järjest rohkem liigutaksegi selle ühe mobiilse seadme peale, mille teebki sul kõik ära? Nad on selles mõttes populaarsed, et kui me räägime free gamingust mobiiliplatvormil, vahet ei ole kas iOS või Android, mobiiliplatvormil on tegelikult tasuta rakendusi, tasuta mänge väga-väga palju ja see teeb, ütleme, lapsevanema jaoks teeb mingis mõttes selle otsustamise lihtsamaks. Sa ostad nutitelefoni, tänapäeval on tendents, millega mina absoluutselt ei ole nõus, aga on tendents, et igal lapsel on nutitelefon. Vahet ei ole, mis ta võimsus on või mis ta tootja on, aga nutitelefon üldjuhul on olemas ja päris varasest east juba. Ja need liidesed, need puldi controller liidesed, need ei maksa, neid on, ütleme, kui eBay teha lahti või Amazon, nad ei ole kõrges hinnas ja neid erinevaid mudeleid erinevatele telefonidele on päris hea valik tegelikult. Et ma ütleks, et see on nagu, meil on legendaarsed 2 handheld nagu konsooli praegu, PlayStation Vita ja Nintendo DS, aga nende mänguvalik on piiratud. Nad on väga head, nad on väga kõrge kvaliteedilised. Mul on PlayStation Vita on vist hästi kaua olnud ka arendusest juba nagu maha jäänud või teda pole arendatud hästi palju. Sony võttis Vita nüüd nii-öelda, Sony tõstis Vita sinna cancelled pile'i, selles mõttes, et Vitale enam Sony ise mänge ei tooda, aga kolmanda peo tootjad toodavad endiselt mänge edasi ja Vita on väga jõuline konsool. Nintendo ka, nüüd tuli välja see uus Nintendo 3DS, mis tegelikult jälle lükkas natuke, jõulisuses on, masin on enam-vähem sama, aga just mugavus ja disain ja kõik, et tegelikult on väga-väga korralik konsool, aga lihtsalt Androidi platvormil mängude valik on oluliselt suurem. Aga ma korra panin tähele sinu jutus ühte sükest aspekti, et sa ütlesid, et tänapäeval hästi paljudel, eks ole, väikestel lastel on nutitelefonid, et see on see tendents ja sina seda nagu väga ei soosi, aga samas tegelikult me ostsime, kui mõtleme, millal osteti näiteks lastele Nintendot, nad olid siis ju ka mingi siuke 5-7 aastat vanad, et see on nagu nende lapsepõlv ja tänapäeval tegelikult see kui me räägime, et see mänguplatvorm on kolinud sinna ümber ja lapsevanemad ostavad neid mänge oma lastele sinna telefoni peale ja me tahame, et nad sellega mängiks, et siis tegelikult neil ongi ju seda juba lausa vaja, et see ongi nende Nintendo. Vot siin on nagu see aspekt, miks ma seda isiklikult ei kiida heaks. Mängunduse poole pealt on see super lahendus. Sa ostad ühe toote, ostad telefoni, ta saab sellega mängida,
mängida, aga üldjuhul, mis kipub olema, lapsevanemad ei ole nii täpselt kursis kogu selle maailmaga, et nad oskaksid lapsi suunata esiteks õigete mängude juurde ja et nad oskaksid lapsi ka samal ajal kaitsta kõigi nende nii-öelda interneti ohtude eest, sest tahtes neid mänge alla laadida, sa pead olema mingit otsapidi internetis ja see tähendab seda, et nutitelefoniga nagunii peab olema sul lapsevanemlik järelevalve kogu aeg olemas ja saadaval. Et kui sa ostad, ütleme, Nintendo 3DS-i, mis ma tahan öelda? 3DS-i ja Vitaga, seal on YouTube'i rakendus, seal on Twitchi rakendust ei ole, aga sul on netibrauser, kust kaudu sa saad justkui Twitchi minna, aga sinu netikasutuse võimalused on ikkagi mingis mõttes piiratud. Nutitelefon seevastu on ütleme lõputute võimalustega, et sa ostad, kui sa ostad enda lapsele kas DS-i või ostad PlayStation Vita, sa ostad talle nagu sellise mängukonsooli mängimise jaoks. Kui sa ostad lapsele nutitelefoni, siis sa ostad talle sõna otseses mõttes ikkagi arvuti. Et see ongi see vahe, miks ma arvan, et väga noores eas arvuti omamine ei ole veel kõige õigem asi, mida lapsele pakkuda. No kui me lähme nüüd natuke ajast tagasi, kui vana sina olid, kui sa esimese arvuti said? Ja mis sa temaga tegid? Kas sul oli nagu, mängisid sa arvutiga kunagi? Siin on, kas juhtus ka midagi halba? See on väga hea küsimus. Oma esimese arvuti sain, kui ma olin 17, aga oma esimese Nintendo sain ma, kui ma olin 7. Ja tollel ajal ei olnud mitte mingisugust online play'd, ei olnud mingisugust, ütleme, ohtu selles konsoolis ja oli olemas sotsiaalne aspekt. Mul oli 2 pulti, sõbrad tulid minu juurde külla, me mängisime mingeid asju koos. See ei olnud, et me mängime üle interneti ja karjume üksteise peale kuskil headsettides. Mu sõber tuli külla, me mängisime koos, samal ajal me suhtlesime nagu külg-külve kõrval. Ja kui närvi ajas, siis said nagu kohe anda. Sain kohe tau panna ära nagu. Et ei olnud mingit sihukest asja, et Street Fighteris võidad jutti. Ei, kui sa nagu 3 korda võitsid, siis sa pidid nagu kiirelt toast ära minema, sest nagu kui sul mingi agressiivne sõber oli külas, siis sa teadsid nagu, et mis sa tajusid selle kaasmängija emotsiooni kohe ära. Tänapäeval internetis mängides, jah, ta võib-olla ütleb sulle läbi headseti, et sa oled jobu, aga tegelikult sa tema päris emotsiooni ei näe. Mis Jim suga tegi, kui sa teda golfis võitsid? Mitte midagi, sest me olime üle 20-aastased juba tollel ajal. Mida sa arvad, et ma tegin? Surus mu kätt ja ütles, et parem mees võitis. Ma ei ole suga kunagi golfi mänginud, ma ei tea. Ma täiskasvanule kohaselt ma kogusin selle viha kõik endasse, surusin alla ja suunasin seda täiesti valedesse kohtadesse, selle asemel, et lihtsalt Janni lüüa. No ma ütlesin oma tüdruksõbrale, et on kole peale kaotust Jimile. Ei ütelnud. Aga nad tegelikult... Ma kokkusin ära täitsa. Ei, aga see on nagu naljakas, et tollel ajal, olles ise nüüd, ütleme siis 80-ndate laps, oli videomängudes ikkagi sotsiaalne element oluliselt suurem. Tänapäeval seda ikkagi kahjuks, see on olemas teatud mänguliikides. Mina ise olles suur nagu võitlusmängude austaja, tajun seda pidevalt, et inimesed tulevad kokku kellelegi külla, nad võtavad kas Street Fighteri, Mortal Kombati, nad harjutavad seda koos, sest internetis on viivis, lääg on niivõrd suur, et ei ole mõtet üle neti mängida, see frustreerib ja kaotused teevad sind väga-väga vihaseks. Kui sa mängid ühe konkreetse kuvari taga, ühe konsooli taga, siis mõlemal mängijal on absoluutselt täpselt samad võimalused, mingisugust viivist ei ole ja võidab parem mängija, et seal ei saa olla küsimusi. See on huvitav, et sa räägid niipidi, et sotsiaalne aspekt oli siis just nagu suurem, samas kui tegelikult praegu inimesed kannavad oma mänge üle Twitchis, näiteks on ju tuhanded inimesed üle maailma saavad liituda, kommenteerida. Minagi olen vaadanud, kuidas sa Twitchis mängid ja olen sulle esitanud küsimusi seal ja et see kõik nagu tundub, kui seda vaadata teistpidi, siis tundub, et see sotsiaalne aspekt on just nimelt plahvatuslikult laienenud, kasvanud. Vaata siin, see on väga hea point, Jim, aga siin tekib nagu selline teatav vastuolu, et kui mina mängin midagi, siis Twitchis oled sa minust ohutuskauguses ja sa saad mulle öelda, et sa oled jobu, miks sa seda meest maha ei lasknud või miks sa siit läbi ei läinud või kuidas sa ei saa hakkama, sa oled halb mängija. Ma vastan sulle, et sa oled ise halb ja siis lähme magama ja hommikuks me oleme selle unustanud. Aga kui sa oled me oleme külje kõrval vastakuti kuskil samas ruumis ja mängime, siis sa hakkad mõtlema, kas mul praegu on mõistlik näiteks seda kommentaari öelda või kuidas ma peaks nagu lahendama selle olukorra, et need olukorrad on erinevad
kas sa oled inimesega, veedad aega samas ruumis või sa oled kusagil ohutus kauguses ja saad öelda ükskõik mida, pluss teine asi on see, et meie sinuga oleme juba aastaid olnud sõbrad, eks ju, ja ma tean, et kui sa midagi kommenteerid, et noh, ma umbes kujutan ette, eks ju, mida sa mõtlesid. Kui mingi võõras inimene kommenteerib, et sa oled halb mängija, sa ei tea mängudest midagi, sa rääkisid praegu mingid valed faktid, kui see võõras inimene oleks minu kõrval antud hetkel mängimas, kas ta siis ka ütleks neid asju, seda me ei tea. Arvatavasti ei ütleks, kui ta ei ole just nagu täielik douchebag samal ajal. Mul on endal nagu selles suhtes kogemus natuke teistpidi, mina hakkasin arvutiga mängima väga noorelt ja loomulikult siis ei olnud nendel arvutitel väga internet, aga ma mäletan, et kui see internet ka lõpuks nagu tuli minu koju, siis minu üks esimesi selliseid suuri mänge, ma jälle vabandan kõikide kuulajate seas, ma teen seda kogu aeg, ma hakkan jälle RuneScape'ist rääkima, sest ma mängisin seda jube palju ja see on nagu vana sõltlane ikka räägib oma probleemidest elu lõpuni, et siis nagu seal oligi see nagu sotsiaalne aspekt nii ääretult tugev, et nagu see ületas nii riigipiire, ületas nii ütleme Eesti-siseselt, ma rääkisin täiesti enda jaoks esialgu võõraste inimestega, aga sain läbi selle mängu nagu väga palju siukseid internetisõpru juurde, et need on inimesed, kellega ma tegelikult päriselus väga vist lõpuks väga ühegagi ei kohtunudki, aga seal oli nagu selline nii need pooled, need inimesed, keda ma päriselus teadsin, kes seda mängisid, kellega me sellel teemal nagu kogu aeg aktiivselt vestlesime vahel. Tol hetkel oli veel see, et kodus oli selle internetiga keerulisem, et siis said koos käia näiteks kooli arvutiklassis nagu seda mängimas. Ja siis oli lisaks veel see nagu see võrgusuhtlus, need võrgusõbrad, kellega ka sai nagu väga aktiivselt kõiki neid asju tehtud ja organiseeritud ja planeeritud ja mitte ainult nagu mängu sees see suhtlus ei käinud, vaid tol ajal siis IRC jutukates ja samamoodi ka siis MSN Messengeris ja kõik see tundus nagu nii meeletult sotsiaalne, et ma isegi väga ei kujuta ette, et see nagu see nüüd oleks parem olnud, et ma oleksin seda ühe ekraani taga teinud või kuidagi nagu, et see on jälle väga hea punkt, mille sa välja tõid. Meil on olemas PlayStation Network ja meil on olemas Xbox Live, mis on siis need nii-öelda online'i keskkonnad, kus inimesed saavad omavahel koos mängida, suhelda ja siin on nagu, arvuti puhul ma ei hakka isegi rääkima, meil on TeamSpeak, meil on Discord, meil on veel nagu erinevaid vahendeid, kas või Skype, kõige lihtlabasem, sa võid teha mängu kõrvale lahti Skype'i vestluse ja siis suhelda sealt kaudu. Et kõik need asjad on tänapäeval olemas, aga mis minu jaoks nagu nüüd ikkagi, ma ei taha öelda, et pärsib, ma ei näe selles midagi halba, ma olen endale läbi Xbox Live'i saanud päris palju tuttavaid, kellega ma siiamaani suhtlen, kes elavad üle muu maailma kusagil laiali ja ma ei oleks mitte kunagi hakanud nende inimestega suhtlema, kui ei oleks olnud videomänge, mis meile kõigile koos meeldivad, mida me koos mängime. Aga seal on ikkagi vahe, ma leian, et kui sa suhtled kellegagi külg külje kõrval samas ruumis, kohe nagu otseselt, see on erinev sellest, kui sa suhtled kellegagi üle interneti, sest sul on mingi teadmine, et sul on see teatav taganemistee või teatav selline safe zone või nagu mingi vabadus, et sa tunned ennast ikkagi natukene rohkem vabamana, kui sa tunneksid võib-olla samal ajal, kui see inimene on sinuga samas ruumis, sest et siis sa näed teda, sa näed tema emotsioone, sa näed, kuidas ta käitub, kuidas ta reageerib mingitele sinu ütlustele ja see on hoopis teine, kui sa internetis lihtsalt ütled, et kuule mees, miks sa ei katnud seda punkti, mul oli vaja siit rünnata, aga sa tegid muid asju ja sust ei ole kasu, palun mine ära. Kusjuures ma pean suga nõustuma selle koha pealt, sest et ma tükk aega tahtsin sulle vastu vaielda, et ei, et ma arvan, et me oleme lihtsalt nagu oma vanas ajas kinni umbes, et vanasti oli muru rohelisem ja üleüldse kogu see jutt, mida inimesed räägivad, kui nad hakkavad vananema, mis on nagu täiesti hämmastav mu jaoks, et me oleme jõudnud sinna punkti. Mitte hakkavad vananema, aga hakkavad inimesteks saama. Okei, see kõlab paremini. Aga see on tõsi jah, et tegelikult kuigi kui mina sain arvuti, siis juba internet tegelikult läks täitsa normaalseks, on ju, ja inimesed said online'is mängida ja ma isegi mängisin klassivendadega StarCrafti õhtuti pärast kooli üle võrgu ja nii edasi, aga siiski oli ka hetki, kus näiteks ma käisin mõnel klassivennal külas kodus, kelle juurde ma muidu poleks ilmselt läinud ja meid sidus armastus videomängude vastu ja kuna tal oli see konkreetne konsool kodus või see konkreetne mäng, siis näiteks ta kutsus mind külla
külla ja me veetsime koos aega ja mul on siiamaani meeles mõned need külaskäigud. Samas kui ma ei ütleks, et või noh, ma ei saaks öelda, et mul oleks eraldi meeles ükski nendest StarCrafti mängusessioonidest, mida me üle võrgu korraldasime. Ma tean, et me mängisime Diablot ja StarCrafti, aga mingeid üksikuid momente ma pigem mäletan just neid koos veedetud hetki kellegi juures külje kõrval olles, eriti tänu sellele, et need olid inimesed, kellega ma ei olnud nagu super lähedane ja seda enam olid need hetked nagu haruldased, et see oli see üks asi, mis meid sidus ja see oli see, mis meid natukene nagu tegi sõpradeks. Ja olles nüüd minnes tagasi sinna teemasse, millega me alustasime kogu podcasti. Ma ei oleks praegu siin teiega rääkimas, kui me ei oleks koos mänginud Viljandis mingis korteris videomänge, eks ju, omal ajal, et tegelikult see sotsiaalne aspekt on väga-väga oluline. Aga rääkides kõike seda juttu, absoluutselt ma ei taha maha teha seda online gamingu aspekti. Et online'is muidugi inimesed on, sõltuvalt mängust, inimesed on oluliselt mürgisemad. Need kommentaarid ja ütleme viisakusstandardid on peaaegu olematud mingites mängudes, aga samas sul on jällegi harukordne võimalus leida sõpru, kellega sa võid mängida kuid, kui mitte aastaid koos mingit mängu ja sealt edasi see jõuab sinna välja, et te ei räägi enam mitte sellest mängust ja mänguspetsiifikast, vaid te hakkategi lahkama erinevaid kultuuride eripärasusi ja igasuguseid muid teemasid, mis on videomängundusest hoopis kaugemal. Et selles mõttes kõike seda praegu rääkides ma ei taha absoluutselt teha seda online gamingut maha, mitte mingis mõttes. Me panime siin teema alguses võib-olla sellise väga ambitsioonika küsimuse kohe üles, et selles osas, et kas konsoolid on kaotamas oma tähtsust või noh, ütleme, kui me mõtleme sellele, et vanasti, vot see on see vana inimese jutt, eks ole, et kui kingiti, eks ole, see esimene konsool ja oligi kuidagi nagu mängude jaoks on konsool, siis tuli juurde arvuti, et mängude jaoks on arvuti ja konsool ja nüüd on neid seadmeid nagu terve ampluaa erinevaid seadmeid, mida inimesed saavad kasutada, et siin nagu tekibki see spetsialiseerumine ja võib-olla me näeme tõesti seda, kuidas järjest rohkem need mobiilsed seadmed muutuvadki nagu selleks the one device, aga siis nagu selle teema võib-olla kokkuvõtteks ütleme siis, et mis seadmetega meie mängime, et mina mängin arvuti ja nutitelefoniga. Ma mängin New Nintendo 3DS XL-iga, hästi lühike ja meeldev nimi ühele konsoolile. Kas sa oled kunagi läinud kasutatud mängupoodi ja tere, ma tahaks seda uut kasutatud Nintendo konsooli? jah, kusjuures ma selle New ostsin vanana või kasutatuna osta.ee-st. Kui New see täpselt oli? Üsna New, see oli väga heas seisukorras ja oma PlayStation 2, mis oli sild minu ja sinu vahel, Jan, kui me jagasime vaimustust Metal Gear Solid 2 üle ja nii edasi, et selle ma müüsin maha koos Wii U-ga, mille ma hiljem ostsin. Nii et praegu mul on ainult üks konsool, aga olen väga elevil Switchi pärast kusjuures ja kavatsen sellega osta ja üleüldse ma arvan, et on tagumine aeg hankida ka uuesti PlayStation. Mina olen PlayStationi mees, aga ma olen aru saanud, et sa oled läinud Xboxi poole peale üle. Millal see juhtus, miks? Ja räägi oma konsoolidest. Oi, nii, kaua meil aega on? Väga vähe. Ma tahan magama minna. Mis mul kodus on praegu? Eelmised generatsioonid, ehk siis PlayStation 3 ja Xbox 360 ja siis viimased generatsioonid PlayStation 4 Pro ja just ütlen meelega Pro, sest 4 oli ka, vahetasin selle Pro vastu ja Xbox One. Need on aga sellised... mitte One S? Ma vaatan netist seda One S-i Gears of War 4 väljalaset ja ma nutan südames, sest et ma ei suuda mitte kuidagi endale põhjendada ära, et osta sama konsool, aga 2 korda kallima hinnaga. Võib-olla kunagi, aga mitte praegu. Aga samas PlayStation 4 asendasid Proga ja tegelikult sul ei ole ju vaja seda Prod. Proga, siin on see vahe. Kui ma kunagi astun selle VR-i sammu, mis on veel täiesti omaette teema, seda me vist täna ei hakka käsitlema. Aga esiteks, VR-i puhul Pro on oma raha väärt ja teiseks nüüd avaldatakse siis uue update'iga tuleb siis see nii-öelda boost mode. Internetis tuntakse slängina ka beast mode'i all, mis
siis avaldab võimaluse mängida kõiki PlayStation 4 vanemaid mänge 60 kaadrikku sekundis, pluss seal on mingisugused graafilised upgrade'id. Et Pro konsool tundus mulle mõistlikum investeering hetkel kui Xbox S. Xbox S-i ma ostaksin puhtalt sellepärast, et ma olen Gears of War'i fanaatik, aga miks ma seda veel ei ole teinud, on see, et sügisel ähvardatakse mind Xbox Scorpioga, mis on väidetavalt veel võimsam konsool. Et mitu korda, kuidas osta ühte konsooli 5 korda, eks ju, et see ei ole loogiline. See on nagu ostad kõigepealt, eks ole, filmi VHS kasseti peal, siis laserdiskina, siis dual layer laserdisk, mis on sul seal veel mingisugune widescreen versioonina või vist olid siukseid asju olemas. Ja siis sa ostad ta veel DVD-plaadina ja siis sa ostad ta mingi limited edition DVD-plaadina ja siis sa ostad ta Blu-ray plaadina. Vahepeal võisid veel HD DVD reliisi ka osta. Kui oled veel selline väga suur fänn, ostad veel võib-olla sama asja, aga steelbookidega näiteks, et noh, erikarpidega ja lõpuks, mis juhtub, on see, et kõik need füüsilised koopiad koguvad tolmu sul riiulil ja sa vaatad ikkagi seda Netflixist. Korra vaatad Netflixist võib-olla aastas heal juhul, kord 2 aastas. Kas sa arvuti ja nutitelefoniga ka mängid? Tahtsin jõuda edasi. Ühesõnaga, siis on mul veel pihukonsoolid Nintendo omad. Mul on PlayStation Vita, mul on PlayStation Portable. Kusagil kingakarbis on Super Nintendo, Sega Dreamcast, Nintendo 64. Nad kõik ootavad oma aega, et kunagi võib-olla oma pojaga saan ma Mario Karti mängida. Ma just mõtlesin, et täitsa perses, Jan, ma tahan olla su poeg. Kas see oleks kuidagi võimalik? Ma tahan su kätt endale, ma tahan olla su poeg, ma tahan päris palju sinust, ütleme nii. Kätt on lihtne saada. Ma palun su kätt. Siin osas juhtub midagi ajaloolist. Ma palun su kätt. Ma ei ole kunagi kellegi kätt palunud. Palun üks käsi. Selle ma pean kodus läbi rääkima. Aga ühe käega muidugi mängida on keeruline. Jim võib selle pärast anda käe. Siis muidugi klassikaline Xbox, see kõige esimene Xbox. Rohelise suure X-iga. Jah, aga mul on kristal väljalase. Pluss mul on see must ka, sest et vaimuhaigus on võtnud juba üle ammu aastaid tagasi. Mulle tundub ka, et see nimekiri läheb pikaks. Et ühesõnaga, mul on igasuguseid masinaid, ma mängin nendega vähe, aga see olemasolu, see teadmine, et sõbrad tulevad külla, ma saan eputada, et mul on see. Teeme ühe Super Mario Worldi ja siis me teeme selle, ma pakin selle masina ära ja ongi kõik. Võiks rohkem olla, sest on olnud kunagi omal ajal rohkem, aga siin on ka saadud meelte segaduses on müüdud maha mingeid konsoole. Aga vastus, enne siin veel vastan ära Ivole, mängin mobiiliga selliseid mänge, mida siis kutsutakse idle clickerid äkki või? Et ma teen oma käigud ära ja järgmine, ma võin unustada selle mängu kas või nädalaks ja siis uuesti minna tagasi. Mu ressursid on sellised, selge, mingi ma jagan oma tegelastele ülesanded kätte ja siis ootan jälle natukene aega. Ja ma olen ka arvutiga, kui ma hakkan mõtlema, ma mängin arvutiga ka, aga väga vähe ja väga suvalisi mänge. Peamiselt muidugi emulaatoreid. Tegelikult ma mõtlesin selle kogu peale seda, et ma juba pikka aega ootan. Ma vaatan hästi palju YouTube'ist selliseid kanaleid, kus räägitakse vanast tehnikast, vanadest arvutimängukonsoolidest, igast nii arvutid, nii telekamängud, just siuke väga vana kraam ja tutvustatakse, kuidas nad ehitatud on, kuidas nad tehtud on. Keegi Eestis peaks selle ära tegema, et meil on see kollaste kassettide kultuur või need Nintendo piraatversioonid või koopiad, et keegi peaks nagu selle teemalise kanali tegema ja sinna võiks veel kaasata nagu need vanad arvutid, mis meil siin ringi käisid ja arvutimängud, mis just Eestis olid popid, et igasugused 386 koos oma stuntsidega ja keegi võiks kuskilt leida mingi Juku arvuti ja teha kohe mingi 45 minuti pikkuse siukse nagu sisuka video sellest, et mis asi oli üks Juku arvuti, kuidas see töötas, kust nad tulid, mis nendega tehti. Ma teeks selle jube hea meelega isegi ise ära, kui ma kuskilt selle arvuti leiaks inimese, kes mulle seda tutvustab. Minu kõige suurem kahetsus hetkel müüdud konsooli, sest konsoole on mul olnud omal ajal rohkem, aga siin on olnud vaja mingeid valikuid teha ja müüa mingit kraami ära ja minu kõige suurem kahetsus hetkel. Kõik muud konsoolid ma saan kalli hinnaga nad kuskilt ostetud nagu väga lihtsalt. Ma võin täna minna internetti kuhugi eBaysse ja võtta endale, ma ei tea, Sega Saturni. Ma saan seda kohe hopsti kätte. Aga Amiga 500 omal ajal koos kuvariga sai maha müüdud ja oi, kuidas ma
kahetsen. Mul oli joystick, mul oli Amiga hiir, mul olid kõik need jutud olemas ja mingil põhjusel oli vaja maha müüa. Ja see on üks masinavärk siis, mille müüki ma väga-väga kahetsen. Nüüd ma tean, et Ivo, sa juba ütlesid, et seda teemat kokku võttes räägime, mis konsoolid meil on. Ma ütlen omalt poolt siis ka, et seda teemat kokku võttes, Jan, mulle tundub, et me oleme jutuga jõudnud päris pika siukse nagu kaare ära teha minevikust tänasesse päeva. Räägime edasi tulevikust. Boom! Tulevik! Nii, Jan, sina oled see mees, kes hindab olukorda iga päev, vaatab, mis on tendentsid videomängu kultuuris, mida inimesed ostavad, mida nad ei osta. Kui nüüd vaadata seda teemat, mida ma sult ka küsisin, et kas videomängud on saamas mainstreamiks, siis hea näide on ju näiteks e-sports, mille sa ise tõid välja, et sellest võiks täna rääkida, et Eestis see veel ei ole nii suur teema, aga muidu globaalsel skaalal e-sports on ju põhimõtteliselt videomängude selline, kuidas on, mitte võrdkuju, vaid videomängude e-sports põhimõtteliselt mõõduvõtu platvorm. On mitte ainult mõõduvõtu platvorm, vaid ta on videomängukultuuris see, mis on spordikultuuris olümpiamängud peaaegu. Okei. Videomängukultuuri selline ülim väljendusviis. Sellega ma ei ole nõus, sest et oota, kumma väitega? Videomängukultuur on niivõrd suur. Tänaseks päevaks ju videomängutööstus on mitmekordselt üle filmitööstusest, näiteks Hollywoodi filmitööstusest. E-sports on nagu üks osa sellest, ta on väga suur osa, väga tähtis osa, millest ei saa mööda vaadata. Kas ta nüüd nii domineeriv on, see on juba siuke nagu arutluskoht. Ta veel ei ole domineeriv, eks ole, aga see üha laieneb, selle populaarsus kasvab. Praegu muidugi ruulivad seal Korea poisid ja tüdrukud ja nagu see kõik on siuke nagu selles mõttes nagu Aasia keskne värk just nagu, aga tegelikult ikkagi üha rohkem ju läänest tulevaid mängureid on seal ka tipu lähedal ja muud kui siin saates tsiteerin või parafraseerin Michael Pactorit, kes on YouTube'is ja Sifted.netis üks väga kõva videomängu turu-uurija või siuke börsianalüütik, eks ole, et tema räägib, et kui e-sports lõpuks jõuab oma telekanalini ja seda teavad ka vanaemad ja vanaisad, et siis võib öelda, et mängukultuur on jõudnud või jõudmas mainstreami, et praegu ta veel on natuke siuke nagu nišivärk, aga samas selle asja paisumine ja kasvamine on ju märk sellest tegelikult, et videomängud on üha harilikum osa meie igapäevaelust ja meie nagu, ma ei tea, üleüldse kultuurist, ütleme nii. Nüüd me jõudsime jälle, see on väga huvitav, siin on mitu küsimust koos nagu või mitu teemat koos, mida saab hakata rääkima. Videomängude, ütleme siis e-spordi osakaalu absoluutselt rumal oleks eirata või mitte sellele tähelepanu pöörata, mitte rääkida sellest. Inimestele meeldib võistelda, on terve elu meeldinud. Võisteldakse kõiges, võisteldakse spordis, jalgpallis, räppimises, kokanduses, kivipaberkäärides, kõiges võisteldakse. Ja videomängud on lihtsalt üks valdkond, kus võistelda. Seda on tehtud aastaid tagasi juba, et see, et praegu meil on see e-sport nagu väljend, tegelikult me läheme arkaadimaailma tagasi. Oli selline sait nagu Twin Galaxies, mis fikseeris, Twin Galaxies on tegelikult tänase päevani olemas, nad fikseerisid videomängude rekordeid, sa said sinna oma VHS-i salvestuse saata. Komisjon hindas, kas see on autentne või mitte, kas see on nagu päriselt tehtud või sa oled seal kusagil midagi tamperinud selle see kõlab nagu nii retsilt kohmakas süsteem. No jaa, aga mida sa teed? Tolleaegne tehnika oli selline, eks ju. Ja olid ju videomängude võistlused on olnud juba tegelikult Nintendo ajastust. Meil on ju Nintendo need NES-i, need cartridge'id, need championship. Legendaarsed kuldne ja mitte kuldne Kuldne ja hõbedane variant, just täpselt, juba sellest ajast nagu. Ja lihtsalt e-sport on tänaseks kasvanud nii suureks, et seal taga need autasu rahad on juba nii suured, et see on, ütleme nii, et see on lausa käsitlematu, et inimesed saavad raha selle eest, et nad on mingis videomängus väga head, et tegelikult ütleme konservatiivsest vaatenurgast see on ju absurd, mis mõttes sa saad arvutimängu eest raha. Muidugi sa pead ka hea olema. No aga konservatiivses mõttes on ka üsna tobe see, et inimene taob mingit palli mööda väljakut ringi ja saab selle eest juba palju raha. Aga siin on nagu see, et see on nagu füüsiline tegevus ja füüsiline sport, sest see me läheme nüüd tagasi nagu male eest saab ka raha. Male eest saab ka raha, aga need on kõik asjad, mis
me võime tagasi minna ajas nagu aastasadu, et videomängud ja e-sport on selline uuem kontseptsioon. Aga minu arvamus, mul on väga hea meel, et on mingid mängud, mida kantakse niimoodi üle, see on sport, see on ikkagi, see pingutus, mis sinna alla läheb, okei, sinu füüsiline vorm ei pea võib-olla nii hea olema, kui on näiteks teivashüppajal või odaviskajal, aga sinu vaimne... Ilmselgelt. Ma arvan, et kui hakata hindama nende mängijate füüsilist vormi, siis seal kui neid võrrelda, väga nutused näitajad kui me võtame kohe ravile või trenni. Ärme laskugem stereotüüpidesse, ma tean, et mängurite seas on ka ütleme, tänapäeval üldse noorte inimeste seas meie oleme siuksed vanad inimesed, kes ei viitsinud kunagi spordiga tegeleda, istusime arvutaga, aga tänapäeval ju jõusaalis käimine ja ütleme oma keha selline ülespumpamine on ju äge, ei ole või? Ma ei tea. Vaata, noored inimesed on sellest saanud aru, et sinu vaim ja sinu füüsiline keha on üks tervik. Et see nagu on tänapäeval jõudnud küll kohale. See on väga tiip. Ei, aga see on tõsi. Ei, see on tõsi, ma ütlen, aga see kuidagi läks väga järsku siukselt ühelt hüppelt, et arvutimängurid, et siuke stereotüüpne nohik, kes midagi ei oska, siis aga tänapäeval tegelikult on kõik aru saanud, et see on oluline. kunagi oli ju see arusaam, et seljad on küürus ja kõigil on prillid, aga kui me vaatame neid e-sportlasi nii-öelda, tegelikult ei ole nii. Väga vähesed on ülekaalus, ei ole kõik ülekaalus. Aga läheme edasi korraks. E-spordis läbilöömine on tegelikult nagu läbilöömine tippspordis. Esiteks, sa pead olema vaimselt väga-väga tugev ja häälestatud sellele, mida sa tahad saavutada. Teiseks, see trenn, mis sa teed, seal on, üks asi on sinu vaimsel osal, aga teine asi on ka lihasmälul, et oleneb mängust muidugi, aga see ei ole lihtsalt see, et ma vaatan, kuidas kõvad mehed mängivad. Ma teen ka pärast nii. Kui su käed ja näpud ja su silma ja näpu koordinatsioon ei tööta koos, sa ei ole võimeline tegema neid liigutusi, sa lihtsalt ei saa sellel tasemel mängida. Kolmas asi on siis see metagame, see on see mäng, mis toimub ekraanist väljaspool, see, kuidas sinu meeskond mõtleb välja strateegiat, kuidas nad lähenevad olukordadele, kuidas nad mängivad mingi teatud meeskonna vastu, sest igal meeskonnal on oma strateegiad, oma lähenemised ja sina pead siis oma tegevused vastavalt sellele kohandama. Ja minu meelest see nagu ongi, need on kõik need aspektid, mis on tegelikult tippspordis igal pool olemas. Et e-sporti võib väga vabalt võrrelda tippspordiga. Ja nagu tippspordis on teatavad kahjustused, teatavad ohverdused, et kuidas me ütleme seda, sa saad olla tippsportlane mingi jaani, kui sa oled juba 35-40, sul ei ole enam seda karjääri läbilööki, sest sinu aeg on möödas. Sama on tegelikult e-spordis, su reaktsioonikiirus, su täpsus, ütleme see ajaga kaasas käimise level on juba nii madal, et sul on väga raske, sul peab väga hea meeskond olema taga, et sa siis suudaksid veel läbi lüüa ja tegev olla. Selles mõttes me saame e-spordi ja tavaspordi vahel väga-väga suured paralleelid tõmmata. Sina oled Twitchis aktiivne, nagu ma Jimilt just hetk tagasi teadsin. Ma olen väga-väga vähe aktiivne. Ma Twitchis, minu jaoks ei ole Twitch mingisugune primaarne tegevus, ma vahel natuke ajaviiteks Twitchin, viimased pool aastat ma ei ole vist Twitchi isegi käima pannud. Aga küsi lõpuni see küsimus. Ma ise olen seda paar korda katsetanud, aga siis mulle öeldi, et see on natuke igav, kui ma lihtsalt ringi kõnnin mööda The Long Darki mängu. Aga ma mõtlesin nagu selle küsimusega sinna välja jõuda, et tegelikult ju meil Eestis ka terve e-spordi kultuur ja on ka täiesti maailmatasemel mängijaid, et minu teadmised siin piirduvad ühe pealtnägija osaga, mida ma vaatasin ainult spetsiifiliselt sellepärast, et seal räägiti sellest e-spordist ja see tundus põnev, et muidu ma nagu tavaliselt pealtnägijat ei vaata. Aga seal tõesti oli ju vähemalt, kui ma õigesti mäletan, 2 täiesti nagu maailma tipptasemel mängijad, kelle meeskondadel on olnud võimalusi ka täiesti nagu, need olid need siis erinevad, kuidas neid kutsutakse, need Dotad ja League of Legend tüüpi mängud, ehk siis sellised nii-öelda 5 versus 5 mingid siuksed strateegiamängud vist või ma ei ole ise nendesse väga süübinud, oskad sa nagu lahti seda selgitada? Selles mõttes oskan, et pealtnägija koha pealt täiesti õigus, ise ka vaatasin need episoodid ära. Meil on tegelikult veel mängijaid, kes on päris heal tasemel ja kes on siin-seal ikkagi võitnud ja on siin-seal näidanud üles väga-väga head mänguoskust, aga mis on siis olnud see põhjus, miks nemad ei ületa uudiskünnist, on see, et
et need võidurahad, mis seal liiguvad, ütleme võitlusmängude puhul just, ma räägin siin igasugused Marvel versus Capcom, Street Fighter, Mortal Combat, need auhinnarahad, mis meil liiguvad Lätis, Leedus, Soomes, Venemaal, nad ei ole võrreldavad nende auhinnarahadega, mis on näiteks League of Legendil või Dota 2-l. Et sellepärast ei ole ka need inimesed saanud nagu nii kõva kajastust. Nad on käinud ja mänginud ja tegelikult saavutanud päris häid tulemusi, aga lihtsalt see ei ole uudiskünnise norm kahjuks paraku. aga mis mängud need on, mida peamiselt siis e-spordina mängitakse, et noh, mina tean, et on League of Legends ja Dota ja on StarCraft ilmselt siiamaani veel tänaseni jäänud ja siis see CS, mis ta oli, KOV, ei, see ei kõla CSGO, ja see on nagu Half-Life'i mingi edasiarendus oli just, kunagi tuli välja, eks ju, Counter-Strike ja nüüd seda on arendatud muudkui edasi, nüüd on meil eks ju siis see CSGO ehk siis Counter-Strike Global Offense. Tegelikult lisaks, milles võisteldakse hästi palju, on suuremal, laiemal areenil on võitlusmängud, igasugused Street Fighterid, Mortal Combatid, siuksed üks-ühe vastu tegelastega kaklemised, võitlemised. Seal muidugi Eestis ei ole siin nagu mingit kajastust. Välismaal tegelikult mingid rahad liiguvad ja mingid auhinnafondid on, aga ta ei ole võrreldav näiteks Dota 2 auhinnafondidega. See on täiesti võrdlematu. Oskad sa mingeid numbreid välja tuua? Ei oska. Netis saaks neid järgi vaadata praegu, ütlen ausalt, ei teinud kodutööd, ei oska sulle öelda, aga no vahed on ikkagi kolmekordsed, kui mitte rohkem. Mängitakse ka näiteks Call of Duty meistrivõistlused lausa, nagu maailma meistrivõistlused olid, mängitakse veel Halot, see on siis üks Xboxi eksklusiiv tulistamismäng, et tegelikult võisteldakse päris paljudes mängudes, võistelda saab kõiges. Meil on Eesti koha pealt 2 ägedat asja, ma ei taha promo teha, aga ma lihtsalt mainin ära, on virtuaalpallurite liiga, kes teeb nii korvpalli kui jalgpallimänge, erinevaid võistlusi erinevates kohtades. Pluss on siis virtuaalralliliigad, kus inimesed saavad sõita nagu erinevates rallimängudes oma nii-öelda, ongi nagu rallihooajad, kus inimesed saavad võistelda. Sa võid teiega promo teha, me promome oma asju kogu aeg. et tegelikult lõppkokkuvõttes, kuna nagu ma enne ütlesin, inimestele meeldib võistelda, tehakse ka Tartus Animatsuri festivalil, väga äge Jaapani festival, teen praegu promo tasuta, teevad väga ägedaid võitlusmänge, mis mulle väga meeldivad. Lisaks sellele nad teevad iga aasta ka tantsumängude, need nii-öelda Dance Revolutionid ja kus sa mati peal siis pead õigel ajal nagu jalgu liigutama õigetele nuppudele, teevad ka neid võistlusi. Müts maha, täiesti nagu minu jaoks erakordne, harukordne, väga vahva, et selliseid asju tehakse. Et tegelikult mängude koha pealt võistelda saab kõiges, aga nagu sa enne mainisid siin League of Legends, Dota 2 ja CSGO, need on need mängud, kus auhinnarahad ikkagi liiguvad nagu. Ja võib-olla ühel hetkel, mina tea, läheb keegi Eesti meeskond sinna e-sportsile meid esindama ja me oleme tema üle samamoodi uhked, nagu me oleme olnud Šmiguni üle uhked, nagu me oleme olnud uhked Erki Noole üle ja nii edasi. Ütleme nii, et tegelikult juba niivõrd esindamas mingid eestlased käivad, lihtsalt see uhkuse värk on see, et ei kajastata seda veel nii palju meedias. Kas e-sports jõuab ka olümpiale? Vot ei oska sulle öelda, olles kunagi nagu nooremas, siin tõesti me räägime 10+ aastat tagasi, olles ise olnud siuke rulaspordi suur austaja ja harrastaja, siis rulatamine on ju olümpial olemas nüüd tänaseks. On ka või? Kas minu meelest, kas nüüd järgmisel olümpial rulatamine ei olnud mitte üks ala? Võib-olla ma eksin, aga... Äkki peab uuesti üles võtma, ma just mitu päeva tagasi, see oli Simple Session oli ja just lõppes ja ma käisin Eestis teisel korraldatud Simple Sessionil, ma isegi ei tea, mis aasta see oli, aga ta oli siis veel Tartus ja siis ma käisin sellel Simple Sessionil kohal, mis toimus Tallinnas esmakordselt Saku Suurhallis ja pärast seda on nagu suur tühimik, ma ei tea üldse, mis on toimunud, aga nüüd ma jälle vaatasin seda, see oli kuidagi nii äge ja ta oli palju ägedam, kui ma üldse mäletasin ja siis ma hakkasin kuidagi kondid hakkasid juba valutama, et tekkis siuke tunne, et äkki peaks taas nagu rulaga sõitma hakkama, aga ma olen päris kindel, et minu tervis, minu füüsiline vorm seda enam mitte kunagi uuesti välja ei veaks, et see oleks lihtsalt kohutavalt lõppeva. Liigume mingisugune siin korra teemast kõrvale. Umbes 7-8 aastat tagasi käisin kellegagi skatepargis, ma ei mäleta mingi sõbraga, kes oli ka siuke vanem nagu rulataja. Proovisin seal paari asja, kukkusin haledalt vastu maad ja andsin
rula mingile väiksele poisile, et näe, ole hea, nüüd on sinu kord hakata sõitma. Ja minu rulakarjäär lõppes seal kohas. aga kujutad sa ette, et üks päev tuleb hetk, kus sa annad oma mängupuldi niimoodi, näiteks oma pojale ütled, et Enamustel võistlustel on mul nagu selline, kui ise olles nagu võitlusmängude mängija, siis igasugused Street Fighter, Mortal Combat, Persona 4 Arena, siuksed üks-ühe vastu võitlusmängud. Kuna hetkel ei ole enam aega nii palju sinna panustada ja treenida ja näha vaeva, siis tulemused kannatavad ikkagi, ütleme, top 3 pääsemine on juba siuke pingutus, kui vanasti ütleme, nüüd olles nüüd siuke kehkenpüks eputaja, vanasti top 3 oli garanteeritud, siis nüüd peab nagu vaeva nägema ja pahatihti on see tunne, et miks ma seda teen. See ei ole ju lõbus, et selles mõttes see trenn ja kõik mäng on äge ja mängida on kihvt, aga et niimoodi vaeva näha ja ennast häälestada ja olla hea selles mängus, see nõuab oluliselt rohkem ressursse, kui mul praegu on nii ajaliselt kui vaimselt. Et selles mõttes e-spordi ees mina võtaks mütsi maha, et need inimesed, nad treenivad teistmoodi, samamoodi nagu päris tippsport, jalgpall on ka tervisele kahjulik, kui sa teed seda väga kõrgtasemelisel tasemel. E-sport on tervisele, siin ei ole küsimustki, kui sa mängid päevas 8 tundi oma elust, see on kahjulik tervisele, siin ei pea isegi vaidlema, aga lihtsalt kui on rahad mängus ja kui see on sinu karjäär, siis sa teed seda. Samamoodi nagu jalgpalluritel ka, ma kujutan ette, et mingid lihaskrambid, valuvaigistid, jumal teab mis, sellest ei räägita, sest see on nii enesestmõistetav, aga see on tervisele kahjulik, seal ei ole küsimustki. me rääkisime sinuga sellest, mismoodi konsooli funktsioon on muutunud meie majapidamises, ütleme viimase isegi nagu 25 aasta jooksul võib-olla, ja ikkagi tahaks pigistada sinust välja mingisuguse tuleviku ennustuse. Praegu me nägime kõrvalt, kuidas Nintendo tohutult püüdis tõusta Phoenixina tuhast pärast Wii U läbikukkumist. Kõik ootasid, et nii, mis see Switch nüüd on, mismoodi nad ennast päästavad, ja siis tuli see asi nüüd lõpuks välja, eks ole, seda veel osta ei saa, aga kõik teavad, mis asi see nüüd enam-vähem on, ja näis siis, kas Nintendo kukub sinna põrmu tagasi või tõesti tõuseb Phoenixina. Esiteks, mis on sinu ennustus Nintendo lähituleviku osas, ja teiseks, mismoodi sa ikkagi näed nagu seda konsooli rolli nüüd järgmise, ütleme, 10 aasta jooksul, et sa ise ka mainisid, et inimesed ootavad, et konsool oleks ikkagi siuke meelelahutuskeskus, ta ei ole ainult siuke mängukeskne, ta ei ole enam siuke dedicated device, nagu öeldakse, et see ei ole ainult selle ühe asja jaoks, vaid ta on väga paljude asjade jaoks, ja samas nii see paratamatult on, jällegi nagu sa ise ütlesid, et kui mingi asi kõlbab kõigeks, siis ta lõpuks ei kõlba mitte millekski, on ju. Et ma saan aru, et konsoolid on väga armsad siuksed nagu objektid, nad äratavad fännis väga tugevaid emotsioone, sa kogud neid, nii nagu sa isegi mainisid, sul on kodus terve arhiiv erinevaid konsoole ja need konsoolid ise juba selliste asjadena on siuksed olulised nagu, ma ei teagi, mingisugused ajastumärgid või mingisugused siuksed nagu reliikviad, on ju. Et ma ei kujuta ette, et kunagi keegi võtaks oma sahtlist välja Samsung Galaxy Tab 2 ja siis nagu näitaks seda oma lapselapsele, et näe, tšeki, ma 2 kuud kasutasin seda kunagi aastal 2010, on ju, et noh, et mis asja, et konsool, noh, et ta on natuke nagu auto või nagu mingisugune, saad aru, et mingid siuksed asjad, millest saavad nagu siuksed kultusobjektid või siuksed nagu fetiši objektid, et aga mismoodi sa näed ikkagi nagu, et mis võimalused on konsoolil ellujäämiseks tulevikus, nii et 2 küsimust, esiteks, mismoodi sa ennustad Switchi tulevikku ja teiseks, mismoodi sa üldse näed nagu konsooli rolli järgmise 10 aasta jooksul inimeste elus? Sinu sellele jutule on mul 3 vastust. Kõigepealt Nintendo Wii U ei olnud läbikukkumine. Sorry, minu jaoks isiklikult ka mitte, aga majanduslikud näitajad olid Nintendole ikka nagu rängad. Jaa, seda küll, aga me peamegi nagu aru saama, mis on Eesti turg ja mis on välismaa turg. Tegelikult Wii U minu silmis see konsool ei kukkunud läbi. Ta ei olnud nii hea kui Wii, seal ei ole küsimustki, sest Wii oli nii uudne ja nii lihtsalt nagu läbi lae konsool, et seda latti ületada oleks olnud väga-väga raske. Wii U oli väga hea konsool, aga Wii U ei teinud seda, mida Nintendo Switch nüüd teeb. Tal ei olnud mobiilsust või portatiivsust. Sa ei saanud võtta seda suurt ilusat ekraani endaga kaasa rongi ja mängida seal seda Zeldat näiteks, mis reklaamis. Esimene asi, kui ma nägin Wii U reklaame, ma saan mingi võtta selle, ma nägin Wii U-d kunagi ammu ja ma mõtlesin, see on see Nintendo Switch, ma võtan selle ekraani endaga kaasa, mul on konsool kodus ja ma mängin kuskil rongis tööle sõites seda mängu, mida ma tahan mängida. Seda ei olnud. Ja no see vaevalt said teise tuppa minna, juba oli pekkis, juba ühendus katkes. Samas, olles olnud kokku puutunud
noorsootööga pikalt olin noortelaagris mingil aastal tööl, aastat ei mäleta, mingil kutil oli Wii U kaasas. Konsool oli kuskil all korrusel seinas, jumal teab kus, ja vend voodis mängis oma mänge ekraani peal. Et Switch tegi selle ära, mida Wii U oleks pidanud tegema minu silmis. Ma hindan Nintendo Switchile väga kõrget tulevikku ja väga head tulevikku. Nüüd kõik jääb sinna taha, mis saab olema tarkvara. Masin on super, seal ei ole küsimustki. Aku kestvus siin öeldakse 2 kuni midagi tundi, okei, 2 tundi on häbiväärne, aga kui nad suudavad korraliku tarkvara välja anda masinale, siis täiesti nagu taevas on limiit või taevas on piir või kuidas öeldakse, eks ju. Lihtsalt andke minna, Nintendo on alati olnud väga-väga innovatiivne, teinud väga häid konsoole ja ma arvan, et Switchist võib tulla selline uus Nintendo Wii, kui nad nüüd suudavad tarkvaraga sammu pidada. Riistvara on super. Ja kui nad saavad third party supporti kõvasti rohkem kui Wii U, eks ole. Just Wii U täpselt. puhul oli see valik ikkagi nii kidur lõppkokkuvõttes, et need, kes armastasid Nintendo enda toodangut, need olid rahul, aga kes tahtsid mängida seal ka blockbusterid nagu GTA ja miks mitte Call of Duty, need pidid tingimata ikkagi ostma endale kas PS-i või Xboxi, eks ole. Aga milles on point ongi see, et Nintendo ei ole kunagi läinud, ma näen nii palju foorumites igal pool seda, et et siin võiks olla see mäng ja GTA ja see ei ole kunagi olnud Nintendo pärusmaa, nad ei tahagi sinna mänguväljakule astuda. Nende kontseptsioon ja nende huvi on teine, neid ei huvita need GTA mängijad ostavad endale Xboxi või muu asja, aga Nintendo ostavad need mängijad, kes tahavad mängida muid mänge. Et selles mõttes jällegi ma ei näe seda kui miinust. Ainuke asi, mis ma näen praegu Nintendo Switchi puhul miinusena on see, et tarkvaras saab olema nagu puudujääk, et ei tule piisavalt mänge piisavalt kiiresti ja siis see riistvara sureb välja. See juhtus ka Wii U-ga ju tegelikult. Umbes midagi sellist asja võib juhtuda ja see on nagu see, mis ma natuke kardan. Kas see võiks probleem olla, et kui me räägime siin mängimise tulevikust, et siis virtuaalreaalsus või see, ütleme, kogu see nii virtuaalreaalsus ka augmenteeritud või täiendatud reaalsuse teema on nagu väga oluline ju. Liitreaalsuse teema. Õige, liitreaalsus. Ma oleks pidanud seda teadma. Aga ma just mõtlen, et ju nii Microsoft panustab sellesse, Sony panustab sellesse, terve hulk ettevõtteid panustavad sellesse. Isegi Facebook panustab sellesse, mis on eriti üllatav. Ei tea, Facebook panustab nagu kõikjale tänapäeval. Aga nagu selles suhtes ju Nintendo ei panusta, mitte mingilgi määral ei ole seotud see nende selle praeguse konsooli tegemistega ega ei paista ka kuskilt midagi tulevat, et kas see võib olla probleem? Ei, mina ütleksin selle koha pealt tark ei torma, las teised teevad ees ära, siis on teiste vigadest võimalik õppida ja siis saab otsustada, kas me läheme sinna rajale või ei lähe. Sest kunagi tuli selline suurepärane toode nagu Google'i prillid, mis siis on vist olemas tänapäeval 8 inimesel maailmas äkki või? Ma täiega tahtsin osta. Mina tahtsin ka osta, aga mitte sellepärast, et ma tahaks neid kasutada, ma tahaks lihtsalt nagu proovida, mis on Google'i prillid, sest et kas sa mängid videomängu? Ei, mul on prillid. Et et ühesõnaga ma arvan, ma siia mainin, et selleks, mida sa just kirjeldasid, selleks ei ole isegi vaja Google'i prille. Ma mäletan, kui ma teatrikoolis käisin, mu kursavend, nüüdseks väga kuulus näitleja Tõnis Niinemets istus, ma mäletan, mis oli psühholoogia ja eneseregulatsiooni loengus, mis oli pisike klassiruum, kus me olime 10 ja õpetaja oli meist reaalselt vähem kui meetri kaugusel vist. Tõnis lihtsalt nahaalselt istus selle õpetaja nina all, läpakas laual ja mängis seal, ma ei tea, kas mingit rallimängu, kas oli see, mis need on, et see V2R või mis need kuradi mängud, ma ei mängi rallimängu, ühesõnaga mängis WRC äkki või? Jah, WRC-d mängis lihtsalt õpetaja nina all ja siukse sirge näoga, umbes niimoodi, nagu ta teeks märkmeid läpakas, see oli nagu väga ränk nahaalsus ja selles mõttes jah, ei ole vaja Google'i prille, sa võid terve oma raali võtta lihtsalt selle õpetaja nina all välja. Ma just tahtsin öelda, et raali, aga näed, vaata jälle, kuidas olla ajaga kursis, raali oleks vaja olnud Google'i prill. Siis saad õpetajale silma ka vaadata ja lihtsalt nagu silma vaadates lihtsalt valetad inimesele. Mina ütlen niimoodi, et olles ise katsetanud nüüd VR-i, Sony VR-i, Oculust ja HTC Vive'i ma ei ole proovinud, mul on väga piinlik, ma tahaks hullult proovida, sest ma tean, et see on väga-väga väärt riistvara ja toimib väga hästi. Aga
võib-olla Nintendo mängudes ei ole seda praegu vaja, sest et neil ei ole nagu tarkvara, mis seda toetaks. Et nende mängud ongi nagu vastavalt tehtud, noh, mitte VR-mängud, et noh, milleks? Et las nad nagu, ma arvan, see on õige strateegia oodata ära, mis teised teevad ja siis hakata vastavalt tegutsema, et kas on vajadust või ei ole. vaata, me Jimiga pole vist ühtegi tõsist VR-i proovinud, mina olen ainult seda Galaxy telefoniga töötavat VR-i, et kui te tahate meile kuskil pakkuda võimalust katsetada, meie ka tegelikult väga tahaks proovida sellist nagu täiega tõsiselt võetavat VR-i, et kirjutage meile, me räägime siis pärast, kui lahe see on. Minu VR-kogemus piirdub sellega, et mulle anti see papist kokkuvolditav VR karbike, kuhu sisse võis panna mu nutitelefoni ja siis ma sain seal vaadata ühte ahvi. Aga tegelikult tehes nüüd promo, me tegime Resident Eviliga, Resident Evil 7 ilmumise ajal tegime Exit Roomis. Mis see Exit Room on? See on see põgenemistuba nii-öelda, kus sa maksad raha ja siis sa saad läbi elada siukse seikluse nagu, et sa pead välja pääsema mingist olukorrast. Mõtlen kohe alguses ära, ma Resident Evilit VR-is ei mängiks. Ma lendaks sellele niimoodi peale, et täitsa lõpp kohe. Ma nii ootan seda et näiteks võimalust. me tegime selle VR-i promo ja ma tean, et Euronix kavatseb teha veel erinevaid VR-i tutvustusi. Siin ongi nagu äge on see, et noh, et töötades ise nagu GameLabis, kes supportib Pro Gamesi, et noh, mul ei ole nagu kahju ka toetada või nagu noh, promoda ka teisi nagu asutusi, sest noh, üleüldine gamingu populariseerimine Eestis, see on väga okei. Et ma tean, et ka Pro Games hakkab tegema, Euronix hakkab tegema veel mingisuguseid VR-i nii-öelda erinevates Euronixi poodides saab seda katsetada ja neid võimalusi kindlasti tuleb, et tasub vaadata Facebooki kogu aeg. Aga me just mõned saated tagasi rääkisime sellest, kuidas me ei tahaks Facebooki vaadata kogu aeg. Okay, seda saadet ma ei ole kuulanud. Aga Nintendo koha pealt ma ei arva, et see on möödapanek või ma arvan, et see on õige, see on nagu õige otsus. VR on tänaseks või kogu see virtuaalne reaalsus on tänaseks niivõrd toores ja uus teema, et see eeldab teatavat riskivõtmist. Ja Nintendo võtab ka riske, aga nad võtavad natuke ohutumaid riske. Nad võtavad riske, mis kui läheb läbi, siis toob neile meeletult raha sisse. Kui ei lähe läbi, nad ei kaota väga palju. VR-iga riski võttes sa kaotad väga-väga palju, sul on väga palju tegelikult mängus. Ja ma arvan, et selles mõttes Nintendo on teinud õige otsuse. Mis see teine? Aga teine küsimus oli, ja sa juba VR-i mainisid, ma arvan, et suurem osa videomängudest huvitunud inimesi nimetaks VR-i esimeste selliste innovaatiliste sammude seas, aga kas see on ainus, mis veel toimub, selles mõttes, et VR on ju ainult üks katsetus, eks ole, keegi veel ei tea, kas see läheb lendu või ei lähe, aga näiteks enne, kui Switch välja tuli, ma ütlesin ühes popkulturistide osas Ivole, et ma ei tea, mulle tundub, et Nintendo oleks võinud lihtsalt loobuda riistvara tootmisest üleüldse, et oleks võinud näiteks mõelda välja mingi striimimisteenuse, umbes nagu Netflix mängudele ja lihtsalt noh, astudagi selles mõttes uuenduslik samm, et tunnistada, et okei, ei ole enam tähtis, mis karbi sees sul see mäng jookseb, tähtis on see tarkvara ise, see mäng ise, on ju. Noh, siin me muidugi rääkisime seda, et konsool on selline asi, kus sul on tehtud täiesti lollikindlaks, kõik toimib, sul on kõik need puldid, õiged juhtmed, jupid olemas, kõik see õige tarkvara, et see mäng jookseks korralikult, ühesõnaga, et see on nagu kõige turvalisem, kõige lihtsam viis mängimiseks üleüldse, on ju. Sa ei pea midagi ise seal ehitama, kokku panema, programmeerima, sul on kõik jube mugavaks tehtud. Aga ikkagi, noh, see on ju paratamatu, et nutiseadmed on siin, et jääda vähemalt väga-väga pikaks ajaks ja lõppkokkuvõttes, kui see vahe kasvab nii suureks, et sul enam ei ole mõtet osta konsooli, sest et sul on nagu nädala pärast see asi juba lihtsalt nii vana ja nii aeglane, et siis paratamatult sa paned selle nutitelefoni võib-olla endale teleri külge kuidagi ja mängid seal või mis iganes, võib-olla sul pole isegi selle nutitelefoni vaja, sul on mingisugune nutikell või sul on mingisugune nutikoer kodus, kes striimib sulle nagu kõike, kuhu iganes, noh, et mismoodi ikkagi sa näed nagu konsooli rolli muutumist järgneva 10 aasta jooksul, tulles tagasi selle mu teise küsimuse juurde. Sina kui mänguturu insider, ütleme nii, kuidas sa näed neid trende muutumas? Trend on selles osas juba tegelikult muutunud, et kui me võtame Xboxi puhata ja mängida saates, nad üritasid mingi päev selle Xboxi kaitsta, ei tulnud välja hästi, et mina kohe ütlen siukse asja, et Xboxil on see nii-öelda Play Anywhere
programm. Ehk siis sa ostad arvutile mingi mängu ja kui ta on sul nagu cross-platvorm, ehk siis Xboxil on see mäng olemas, sa saad digitaalselt mõlemale masinale selle. Et ütleme, et sul on mingi niruarvuti, sa ostad selle mängu digitaalselt ära, sa saad seda Xboxiga mängida, kas teleka taga, ekraani taga, mille iganes taga, eks ju, ta on sul igal pool nagu olemas. See virtuaalse või elektrooniliselt mängude ostmise võimalus on ammu juba, see on meil aastaid olemas, eks ju. Aga mulle meeldib see, et konsoolidele on ka tulnud see virtuaalne ostmine. Pluss lisaks on need teenused. Xboxil on Xbox Live, PlayStationil on PlayStation Plus. Sa maksad mingi teatud teenuse eest. Lisaks on veel EA Access, eks ju. EA Access on mõlemale masinale saadav. Et sa maksad, eks ju, mingisuguse väikse raha ja sa saad siis neid mänge endale digitaalselt alla laadida ja mängida. Konsooli suurim pluss minu silmis praegu, vahet ei ole, mis konsoolist me räägime, sa ei pea teadma. See on masin, mis on kogu perele kasutada, aga su pere ei pea täpselt teadma, kuidas asjad töötavad, kui midagi arvutis ei toimi, nad ei pea oskama arvutit upgrade ida. Konsool on oluliselt odavam kui arvuti, tänase päevani on kogu aeg seda olnud ja konsool on investeering 7–8 aastasse. Arvuti ostes tänapäeval, kui sa ikkagi tahad mänguarvuti, ütleme, et kui sa ostad endale töö tegemise arvuti, see kestab sul kauem. Mänguarvuti, 2 aastat maks ja juba pead hakkama upgrade ima, kui sa tõesti tahad nagu päris, nagu hea kõrgkvaliteedilise pildiga mängida neid mänge. Lihtsalt need arvutimaailm areneb niivõrd palju kiiremini edasi riistvaralises pooles. Konsoolimaailm areneb edasi tarkvaralises pooles, ehk siis nad võtavad sinu olemasolevast riistvarast maksimumi ja panevad need mängud kenad välja nägema ja hästi jooksma. Et seda, see ei ole nagu praegune tendents, see on kogu aeg olnud konsoolimaailmas niimoodi. Aga just see, et kas või see Microsofti ja Xboxi näide, et ta on arvutiga juba seotud. Kui sul ei ole kõrgkvaliteediline arvuti ja sa ei taha seda upgrade ida paremaks, ostad endale Xboxi. Sa saad need mängud näiteks osta niimoodi, et sa ostad mängu arvutisse ja mängid seda sama siis digireliisi mängid Xboxis. See on näiteks üks asi. Aga üleüldise vastuse ma pean sulle jääma nagu kahjuks võlgu, sest enamus asju on ära tehtud. Arvutist meedia striimimine, filmid, muusika, see on olnud juba eelmisest generatsioonist konsoolidel. Netflix, igasugused muud meelelahutustarkvarad, need on olnud juba eelmisest generatsioonist. Et kuhu edasi minna, ma ei oska sulle vastata, sest et ma ei tea. Ma ei oska nagu mõelda asju välja, millest ma midagi ei tea. Et praegu tundub tavakasutaja jaoks kõik olema nagu olemas konsoolides. Nii et sa näed, et siin tegelikult on mõnes mõttes see jalgratas juba mõnda aega tagasi leiutatud, et nüüd ongi lihtsalt küsimus selles, et kes teeb paremaid mänge ja kui lõbusad nad on, et põhimõtteliselt, et sa näed, et tegelikult see, mismoodi me praegu ühesõnaga, et konsoolide roll meie eludes on mõnes mõttes nagu fikseerunud ja et see võibki nii jääda. Konsool on, võtame siis kokku nii, vanasti oli veel PlayStation 3 arhitektuur oli väga keeruline. Mänge teha oli väga-väga rets ja see oli täiesti müstiline masin. Tänaseks päevaks nii Xbox One kui PlayStation 4 on arvuti. Ta on tegelikult sisuliselt arvuti, aga kui sa ostad endale konsooli, siis sa saad odavama raha eest arvuti selliste spekkidega, kui sa tahaks nagu osta arvutit, mis suudaks mänge nii jooksutada, sa peaks 2 korda nii palju raha või isegi 2,5 korda nii palju raha maksma. Jan, kui sa lähed teatrisse ja vaatad Jimmy laval esinemas, kas sa tahaksid talle pärast kuidagi niimoodi äpi kaudu tänu avaldada või tunned sa sellist vajadust, et sa ei tahaks nagu temaga päriselt rääkima pärast minna, sest võib-olla ta nagu räägiks su surnuks või midagi, et nagu annaks talle kuidagi äpi kaudu selle tänu, oled sa mõelnud kunagi sellele? Jimmyle ma annaksin tänu otse, ma oleks nõus ära ootama need inimesed ära minema, ma kuskilt võib-olla läbi turvameeste suruks läbi ennast, ütleks, et Jim, väga äge etendus oli või siis vastavalt väga vilets, oleneb, kuidas ta näitles too õhtu. Seda ma ootan, seda viimast, ma väga ootan. Aga kohtume Vanemuises, kui ma Otellot mängin jälle, vaata kava üle. Kus juures väga hea, et sa selle välja tõid, mine tea, kui väike ülemus kodus lubab tulla vaatama, siis tegelikult oleks see täitsa teema, aga mingile muule etendusele kindlasti mitte ei viitsi ma anda punkte, sest mis vahet seal on? See küsimus tuli teemaks sellepärast, et vabas mikrofonis räägiti, et No99 on teinud mingi sellise rakenduse, mille abil sa saad siis telefonis pärast etendust või võib-olla isegi etenduse ajal, ma ei ole seda ise proovinud, siis etenduses olevatele näitlejatele tänu avaldada ja nagu ma aru sain, isegi oli seal mingi siuke raha komponent, et said neile kuidagi nagu tippi, et
jätta. Ja siis Gregor vist või ei, see oli Jakob ütles, et me tahaksime nüüd teada, et mida sellest asjast arvavad popkulturistid või täpsemini Jim, et kas sina tunned, et sul on nagu seda publikupoolset sellist läbi äpi sellist mingit ühendust vaja? ma arvan, et see on väga tänuväärne äpp tegelikult. Kui keegi mingit näitlejat fännab, siis tegelikult ajast aega on olnud ju see traditsioon, et saadetakse lavale lilli ja šokolaadikomme ja igasuguseid muid, vahel ka leidlikumaid asju, et see kõik on ju tegelikult fännidel juba veres, et nad tahaksid midagi nagu anda oma lemmikule. Ja miks mitte tegelikult, kui sa lähed vaatama Ita Everi mingit etendust ja tal on parasjagu 80. juubel, miks mitte teha talle siis juubelietenduse puhul on ju väike ülekanne ka, et ma arvan, et see on nagu väga lahe žest ja selles mõttes see ju ei ole midagi kummalist, et kunstnikud on jällegi ajast aega pannud ju seal tänaval kitarri mängides näiteks kübara enda jalge ette ja inimesed on visanud sinna münte, et tänapäeva sellises nutimaailmas on lihtsalt selle sama žesti ekvivalent. Mul oleks väga hea meel, kui keegi mulle viskaks veidi nagu raha pärast etendust, aga jällegi siin tuleb mängu mingisugune sihuke element ka, et midagi on seal ka väga nagu külma. No selles mõttes, et me ju teeme seda saadet ka näiteks Patreoni toel, nagu ka muuseas Vaba Mikrofon, kes liitus äsja Patreoniga. Toetage Vaba Mikrofoni tegemisi, sest et nad on väga-väga lahedad ja mina alati ootan põnevusega igat nende uut osa. Patreon.com/Vaba Mikrofon. Vajutage õiget nuppu. Aga et kogu selle nutinduse juures ma saan aru, et selle äpi kaudu on võimalik saata ka mingi tänusõnum ja näitleja saab sellele vastata, öelda omalt poolt aitäh. Aga et ma ei tea, nagu me Janniga siin pikalt rääkisime videomängude online mängimisest ja nagu nii-öelda offline sõbraga külg külje kõrval mängimisest, et seal on midagi väga toredat tegelikult, kui inimene viitsib oodata pärast etendust veel seal fuajees või teatri küljeukse juures ja eraldi tänada või poetada kuskile mingi kiri, et ma saan aru, et ega see äpp ei asenda lõppkokkuvõttes ju seda suhtlust, on ju, seda vanakooli suhtlust, aga et midagi seal nagu on, mis nagu jällegi minu arust nagu mitte ei lähenda inimesi, vaid suurendab seda distantsi, et kui kõik on nagu mingi kuradi äpi sees, vaata, et sa ei peagi nagu inimesele otsa vaatama. No see on tegelikult mingi sihuke pikem igatsus või mingi pikem teema. Lühik vastus on, et see äpp on väga tore, pikem vastus on see, et it's complicated. Aga kaua sul läheb pärast etendust aega, et jõuda siis sinna fuajeesse, kus sind oodatakse ja millega sind võiks seal oodata, kas sa tahad šokolaadi või veini või pudel viskit või lilli või? Ma tavaliselt tahan popcorni pärast Otellot. Tean, kui sa tuled vaatama, too mulle popcorni. Aga ja ei, ma olen suur muneja, mul läheb vahel väga-väga kaua aega. Ei, no see pole üldse oluline. Point on selles, et see äpp on nagu gift, aga ja ma tean, et näitlejad alati vaevlevad rahapuuduses, tõesti nagu alati, et igal juhul see on nagu tore žest, aga kurat, mul läheb siin nagu juhe kokku tegelikult seda teemat arutades, ma pean lihtsalt ennast nagu peatama, et lühike vastus on, et väga tore mõte ja ma arvan, et igal juhul on gift, kui inimesed nagu astuvad selle ekstra sammu. Teatritel on ka vahel müügil toetajapilet näiteks, on ju, et sa ostad kallima pileti, et siis toetada seda truppi, seda institutsiooni, et nad saaksid oma elektriarvet tasutud ja nii edasi. Et see on lihtsalt nagu mingisugune variatsioon sellest toetusvõimalusest ja sellisena see on minu arust nagu väga-väga kihvt idee. Nii et äpp nimega Thank You, ma ütleks nende tegijatele Thank You omalt poolt. Et kui vanasti oli selline asi, mitte isegi ainult teatris, aga kus iganes, kui hakkasid tomatid lendama lavale, siis see tähendas, et midagi on valesti. Et kas näitlejad on viletsad või rahvale lihtsalt ei meeldi kontseptsioon või midagi. Et siis ole valmis, et kui popcorni hakkab lendama lavale, et siis Jannile meeldis ühesõnaga. Keegi pani thumbs down või thumbs up. Me pole ammu soovitusi teinud selle saate lõpus, aga kuna meil on täna külaline ka, et siis võib-olla oleks mõistlik üle käia. Mul on endal tegelikult 2 soovitust, mida ma tahtsin seekord välja tuua, et sihuke kurb uudis tuli, et Rootsi teadlane Hans Rosling suri vahepeal, aga tema on olnud üks ääretult
oluline ja huvitav kõnemees, et tema videod YouTube'is sellest, kuidas maailma rahvastik on muutunud, kuidas inimesed kuidas maailm nagu selles suhtes, kuidas inimestel läheb, kuidas see on muutunud, need on väga ägedad videod ja ta räägib seal, et selline üleüldine tendents tänapäeval on mõelda sellest, kuidas maailm läheb ainult halvemaks, inimestel läheb ainult halvemini, et see on nagu kuidagi meile sisse programmeeritud läbi selle ka, et et meedia ikkagi pigem kajastab halbu asju, negatiivseid asju, aga reaalsus on selles, et tegelikult numbrid näitavad, maailmas läheb järjest paremaks, inimestel läheb järjest paremini. Vaadake tema videosid, need on väga seda väärt. Ja minu teine soovitus on, ma olen ise kõvasti hip-hopi lainel viimasel ajal olnud, et siis vaadake Netflixis on siuke huvitav sari nagu Hip-Hop Evolution, mis on doksari hip-hopi ajaloos, et väga põnev vaatamine. On teil ka soovitusi? Ma soovitaksin omalt poolt sellist sarja, mis on Netflixis täitsa olemas, nagu The People vs O.J. Simpson, mille alapealkiri või siis just katuspealkiri on American Crime Story. Ma ei tea, kas see viitab sellele, et tuleb veel mõni siuke samalaadne case sarjana välja või mitte, igal juhul väga-väga köitev lugu siis O.J. Simpsoni legendaarsest, ma ei tea, kas nii saab öelda, legendaarsest kohtukeisist, aga kurikuulsast siis. Seda vaadates valdasid mind erinevad tunded, kõigepealt jahmatas mind John Travolta, kes on uskumatult vanaks jäänud ja kelle nägu ei liigu enam, mis on nagu eriti veider, et ma ei tea, mis temaga juhtunud on, et kas need on tervislikud põhjused või on siin ikkagi nagu mingid näooperatsioonid ka oma rolli mänginud, võib-olla mõlemad põhjused korraga. Ühesõnaga, Travolta on selle sarja üks produtsentidest ka ja teeb seal muidu väga kihvti rolli ühe advokaadina ja teine inimene, kes on ka natuke loppi vajunud ja üritab teha tõsisemat rolli, on härra Ross Geller sarjast Friends, kellel on ka päris kodaniku nimi olemas, aga kõik tunnevad teda kui Rossi ja see oli väga sürr vaadata, kuidas Ross siis mängis draamasarjas Kim Kardashiani isa. Jah, te kuulsite õigesti. Pange pilk peale. Mina seda ei teadnud, et Kim Kardashiani isa oli O.J. Simpsoni kõige lähedasem sõber ja see oli üks väga traagiline sõprus, kui nüüd uskuda seda, mida ma sealt sarjast nägin. Imelik oli ka see, et 90-ndad ongi nüüd meist juba nii kaugel, et sa saad seda vaadata kui ajastusarja, see on täiesti pöörane. Et sa tõesti vaatad, ma mäletan, kui 90-ndad lõppesid, siis ma mõtlesin, et või oli see 00-ndate kohta, ma mõtlesin, et okei, see aeg on küll nagu nii random ja suvaline, et siit ei ole võimalik mingit nagu stiili asja nagu lõpuks mingit ajastu filmi sellest ajastust ei saa teha, sest et siin on kõik lihtsalt läbu. Ja natuke ma mõtlesin seda ka 90-ndate kohta, aga nüüd jah, O.J. Simpsoni sarja vaadates jällegi sa vaatad, et okei, see on nüüd nagu aeg, mida enam ei ole. Et need soengud, need riided, see, mis sotsiaalsed pinged olid, need on küllaltki sarnased sellele, mis ka praegu on õhus, aga siiski sa näed, et okei, ma näen, et aeg on edasi liikunud, ma näen, et me enam ei ole seal punktis. Väga-väga paeluv, väga dramaatiline, väga ränk kohtudraama, soovitan väga soojalt. Siuke binge-watching sari täielikult. Kusjuures huvitaval kombel just seda Hip-Hop Evolution sarja vaadates minule seostus sellega kuidagi see, et minu 90-ndate pildid või minu see nii-öelda ajastu sari või ajastu pilt 90-ndatest on seotud kuidagi Ameerika suurlinnadega, New Yorgid ja Chicagot, sest mina lapsepõlvest mäletan neid sarju, mis ma vaatasin ja seal tegevus toimus alati kuskil mingi metroorong sõidab mööda, mingi graffiti ja väga siuke USA teema ja see kuidagi seda hip-hopi sarja vaadates ka seostasin, nüüd ma hakkasin Seinfeldi uuesti vaatama. Jan? Ma ei teagi, vaat see on nüüd üks osakond, mida ma ei olnud ette valmistunud, aga kaks asja. Mina hakkasin tegema sellist asja, et hommikuti, kui ma lähen tööle või kui ma tulen töölt või ma enam podcast'e nii väga ei kuula, aga ma kuulan nagu selliseid motiveerivaid kõnesid või saateid või mis õpetavad, kuidas olla parem inimene, kuidas saada paremini oma lähedastega ja ennast ümbritsevate inimestega läbi. Simon Sinek on näiteks üks vend, kes kogu aeg teeb nagu selliseid kõnesid, TED Talkid ja igast asjad, et ma täiesti YouTube'ist brausin neid suvaliselt, ma ei hakka isegi ühtegi nagu välja tooma, ma lihtsalt nagu huupi brausin, et see on nagu väga huvitav ajaviide, et kuulata, kuidas olla teistele inimestele kasulik, aga siin ma kahjuks ei oska nagu tuua välja ühtegi
konkreetsed kõnepidajad, sest ma alles ise nagu avastan seda maailma. Ja teine asi, aga kui me läheme nagu Netflixi juurde konkreetselt, siis midagi ei ole teha. Stranger Things, ülimalt äge, nagu olin täiesti üllatunud, veits klišeene kohati, aga väga-väga äge, et vaadake ära, teine hooaeg on tulemas nüüd aasta lõpupoole, eks ju, Halloweeni ajal, et see oli minu jaoks oli natuke, ma ütleks, nagu värskendav kogemus oli nagu, et väga-väga kihvt. Enne kui me sellele saatele punkti paneme, Jan, ma pean küsima selle ema küsimuse. Kõikide küsimuste ema, oled sa valmis? No ei, muidu loomulikult, ma ei oleks muidu tulnud siia. Ja ära hakka hämama, on ju, et vasta ausalt ja konkreetselt. Nii, siit see tuleb. Kas Xbox või PlayStation? Ühe küsimuse ma küsin ette. Kas kõik generatsioonid või viimane generatsioon? Üleüldiselt. Me oleme siin Ivoga siin saates vahel teinud sellist mängu, okay. et ja kusjuures meie kõige esimene podcasti osa kandis pealkirja Kohver kosmosesse, mis tähendab seda, et me rääkisime sellest, et millise bändi muusika me saadaksime kosmosesse ühes kohvris, okay. mis jääb meenutama muusika maailma planeedil Maa, et kui me peame valima nagu ühe bändi, kelle loomingu me saadame, siis Ivo saatis Frank Zappa loomingu, mina saatsin Radioheadi loomingu, et lootuses, et tulnukad kunagi kuskil leiavad teises dimensioonis, et mis see üks asi on, samamoodi, kui sina pead panema nagu kohvrisse, on ju, kas Xboxi või PlayStationi ja saatma selle nagu esindama konsooli elu maa peal, siis ma tean, et Nintendo on eraldi kategooria ja selles mõttes Nintendo läheb niikuinii. Ma tahtsin öelda Sega Dreamcast, aga Xbox. Issand jumal, kuidas puhtalt nii? Sellepärast, et kui ma pean, eks ju, kui me vaatame kogu seda, Xbox One'il ei lähe väga hästi, oleme ausad. Neil ei lähe ka väga halvasti, aga neil ei lähe väga hästi. Aga minu südames lihtsalt läbi aja ja kõik see, mis ma olen need emotsioonid, mis mul on seoses Xboxiga, kui me jätame One'i kõrvale, võtame 360 ja võtame Xbox selle esimese Xboxi, siis no ma pean saatma Xboxi, sest lihtsalt see konsool on minu silmis on parem. PlayStation 4, kui me räägime ainult viimasest generatsioonist, siis PlayStation 4. Aga kui me räägime üleüldiselt, siis Xbox. Ei vaidle, olemas, kirjas.